Tere tulemast kohvile loovettevõtjaga ja sedapuhku mitte lihtsalt loovettevõtjaga, vaid Annika Tell, the woman who inspires mothers to lead. Ja kusjuures see ongi nii huvitav, et ma ei taha seda üldse eesti keelde tõlkida kuidagi sinu puhul. Jaa, ma ise ka ei tõlgi. Et eesti keeles see kõlaks kuidagi nii kandiliselt või kuidagi kunstlikult, on ju. Ja teine asi on see, et tegelikult sellest hetkest peale, kui me käisime Rumeenias ja kui ma nägin sind laval, siis mulle tundub, et sinu koht, see võib kõlada natuke nõmedalt, aga et sinu koht ikkagi on kuidagi nagu sellisel suuremal laval või selle rahvusvahelisel turul. Ja kindlasti me jõuame rääkida ka su kogemusest, on ju, mis tegelikult tulebki rahvusvaheliselt turult. Aga Annika Tell ja Annika on super hea selles, milles keskmine, eriti loovettevõtja, eriti alustav ettevõtja ja tegelikult ka pikaajaline ettevõtja ei ole üldse hea. Annika on nagu super hea selles, mis nagu enamjaolt meie kõigi jaoks on vähemalt nagu ebamugav, minimaalselt ebamugav, kui siis nagu väga vastumeelne. Ja samas on see miski, ilma milleta tegelikult ei saa ettevõtlust üldse teha. Ehk siis, kas ma liialdaksin, kui ma ütleksin, et sa oled tegelikult tõenäoliselt Eestis üks parimaid otsemüügi inimesi üldse? No, ei liialda, on ju? Selles mõttes, et neid häid on veel. Aga tegelikult? Tänu Southwesternile on neid häid müügiinimesi on ju veel. Ja, aga sa oled ju... Ma ei võtaks seda, et ma nagu kõige parem... Ei, sa võtad praegu, sest mina andsin. Ja ma andsin ilma ma selles mõttes tean killukesi su taustast, on ju, aga otse loomulikult ma ei teinud seda mingit statistilist guugeldamist, aga kui palju sa müüsid? No, kuidas nagu võtta, on ju, selles mõttes, et inimesele, kes ei ole nagu müünud neid raamatuid, ta ilmselt ei saa aru, on ju, mis need ühikud on ja nii edasi. Aga päris, okeilt. Sa ju said mingisuguse, sa olid nagu parim. Jah. Räägi mulle palun nüüd sellest. Sest me hakkame praegu rääkima sellest, kuidas sina enesekindlalt ennast müüma hakkad, oma toodet ja teenust. Nii et palun nüüd enesekindlalt. Räägi mulle, sa olid ju topis. Ja, ma tegelikult olin ühel aastal siis number 1. Mis muide ei ole niimoodi, et Eestis lihtsalt, ma ei tea, kindlustuse müügis number 1, vaid me räägime ikkagi Southwesternist ja me räägime Ameerikast ja me räägime ikka metsikutest mahtudest ju. No 2000 inimest umbes. Ja ikkagi nagu kui palju raamatuid sa pead müüma selleks, et esimeseks saada? No ma ei tea, palju neid raamatuid oli selles mõttes, et lihtsalt oli mitu päris siuke garaaži täis, ütleme. Ma seda tahangi öelda, et me ei räägi siin ei 10 ega 100 tootest, on ju, vaid see on ikkagi nagu metsik kogemus, mis sul on. Et ütleme siis nii, et peale mind on tulnud inimesi ka, kes on olnud number 1, aga Baltikumist ma olin siis esimene, kes nii-öelda selle leveli sai, on ju. Ja siis nagu ikka, mulle tundubki, et ma olen hea selles inspireerimises. Ehk siis aasta hiljem oli mul hea sõbranna oli nagu number 1 ja tegelikult müüs veel rohkem, kui mina tollal nagu oma breaking nii-öelda suvel on ju. Et selles mõttes neid häid müügiinimesi ja need tulemused järjest kasvavad nii-öelda, et see palju nüüd need raamatumüüjad müüvad on ju, et see on nagu kogu aeg kasvab ja kasvab ja kasvab. Et minu võib-olla siis selline, millest ma saan siis seda kreditit võtta, on see, et ma murdsin mingisuguse belief leveli, et mida nagu saab teha ja kuhu saab, ja ma olin tegelikult 5 aastat olin hästi stuck, et ma müüsin täpselt sama palju iga aasta, mis oli nagu okei, aga ei olnud midagi erilist, on ju. Ja mis siis muutus? Siis muutus see, et ma otsustasin, et ma ei viitsi olla selles kohas. Ja siis ma sain nagu lõpuks paika selle enda nii-öelda why, et miks ma tahan seda teha ja ma tahtsin õppida. Minu hästi suur why oli ka see, et ma tahtsin saada müügis heaks ja ma panin endale mingi leveli, on ju. Et minu eesmärk tegelikult ei olnud olla number 1, vaid minu eesmärk oli teha ära mingi teatud tase, on ju, mis oli siis umbes üle 3 korra rohkem, kui ma sellel hetkel nagu see minu tase oli, on ju. Ja siis põhimõtteliselt paari aastaga ma olin seal, et 2 aastat siis läks sellest nagu otsusest, et ma jõudsin nagu sinna, kus ma tahtsin jõuda, on ju.
Ja mitu aastat sa kokku seda tegid? 10 aastat müüsin ja 17 aastat oli nagu kokku, et siis veel juhendasin 7 aastat siis neid müüjaid õpetasin hiljem. Ehk siis tegelikult vaata, kui suurepärane näide sellest, et tegelikult inimesed, noh jah, okei, osadel meist on seda potentsiaali müüa paremini, on ju, see tuleb loomulikumalt välja, aga mulle nagu hästi meeldib seda rõhutada, vaata, et ära loobu, kui sul kohe ei tule välja, et sinu puhul kumab see ja see tegelikult, see on vaata nii huvitav, sa oled raudselt ise ka näinud coachingus nagu jumala palju seda põhimõtet, et me näeme tavaliselt teiste puhul seda tippu, on ju. Noh, et sinu puhul ka, on ju, et me näeme seda vaata, kus müüseks. Aga see mäkke tõus, et noh, kõik need aastad, on ju, ja raudselt pettumused ja kõik muud värgid, on ju, et me seda osa ei näe. Ja vaata, hästi tihti jääb siuke mulje, et noh, et kui ma nüüd lähen ja proovin, ja kui nagu kohe ei tule välja, järelikult ei ole minu jaoks, sest kusagil on ju vaata need teised inimesed, kes on seal tipus. Aga et sul läks ka ju ikkagi 5-6. No kokku läks 7 aastat enne, kui ma siis sain sinna ja tegelikult, mis on huvitav, et ma tahtsin ka loobuda. Peale 5. aastat mul lihtsalt kaua sa taod on ju peaga vastu seina, et võib-olla see lihtsalt ei ole minu jaoks. Et see ei olnud nagu niimoodi, et ma lihtsalt oleks kuidagi suvalt ja ma ei oleks tahtnud kasvada, vaid ma valmistasin ennast nagu aasta aega nagu 3 kuuks ette, et kasvada ja siis ma ei kasvanud. Siis ma tegin järgmine nagu noh, ühesõnaga, et see oli nagu aasta, 5 aastat ma tegelikult tegin hästi järjekindlalt tööd ja ma tahtsin saada ka ühte müügijuhi levelit ja seda ma ka ei saanud. Nii et mul oli siuke tunne, et võib-olla ma lihtsalt nagu ei ole vaata piisavalt andekas, piisavalt osav, mis iganes on, et lihtsalt see ei ole minu jaoks. Ja siis ma juba ütlesin tegelikult oma sellele müügijuhile, et tead, nagu mul aitab, on ju. Ja siis ta lihtsalt küsis mu käest, et on okei, et see on okei, et sa võid teha midagi muud, aga mis sa siis tegema hakkad? Ma ei ole ühtegi plaani. Ja siis natuke oli mul selline tunne, et noh, vaata on see, et sa paned nagu taime mulda ja siis sa nagu, siis ta hakkab nagu idanema vaikselt, on ju. Ja siis mingil hetkel, kui sa otsustad, et suva, noh, et siis ta nagu jõuagi minna nii-öelda, et sa nagu katid ära, on ju. Et ta ei saagi näiteks, ma ei tea, paned siin hoopis mingisuguse nagu plaadi, mingi sillutise või mis iganes. Asfalttee on ju, et okei, siit ei tule ühtegi taime ja tegelikult oleks just järgmine aasta nagu tärganud, on ju. Ja mul oli see tunne nagu, et nüüd on see nagu minu see, et kui ma nagu praegu löön vaata käega, siis ma justkui katin ära kogu selle töö ja efforti, mis ma olen sisse pannud. Üks asi veel, et ma nagu lihtsalt üks pusletükk oli nagu puudu. Selles mõttes, et nagu hästi paljud asjad olid paigas, aga nagu mingid asjad olid nagu, noh, mingid väiksed tükid olid tegelikult puudu. Ja. Mulle hästi meeldib see meem. Mul on tunne, et ma peaks selle kuidagi nagu välja otsima ja kuskile vahele editima. Et ma arvan, et sa oled näinud seda, vaata see tüüp, kes kaevandab kirkaga nagu maad, on see teemant, eks ju. Ja siis nagu viimane löök. Just. Ja siis on see käes. Ja minu meelest seda võiks nagu, noh, kuidagi nagu me kõik võiksime seda kogu aeg endal silme ees hoida. Et tegelikult ma arvan, et me isegi ei saa teada, kui paljudes kohtades me võib-olla olemegi nagu loobunud. Noh, et tead see viimane pingutus, et noh, maratoniga on ka ju ja tegelikult enamalt ikkagi ettevõtlus, noh, kui see ikkagi ei lihtsalt ei müü, ei vahenda, on ju. Noh, jätame korra kõrvale selle, et noh, ma ei tea, et ma täna tõin mingisuguseid, ma ei tea, patsikumme Hiinast on ju, siis ma tahan selle kähku maha müüa ja siis on mingi järgmine toode. Et tegelikult see on ikkagi maraton. Ja et noh, maratonis ikkagi on nagu, sa väsid vahepeal ära ja vahepeal sul tuleb muuta ka just nimelt seda strateegiat ja vahel sa võib-olla lõpetad ka mingi maratoni ära ja seal tasub ka nagu teada, et noh, kas ma jõudsin nüüd vaata nagu lõppu, on ju, et nagu I'm done with this, sest sa ju lõpetasid ka ikkagi. Jah, mingil hetkel. Täpselt, et see on ka jälle selline anne ju teada, et vaata nagu, kust ma lähen natuke veel edasi ja samas on see, et okei, et aga see siin on ommendanud. Et aga kuidas sa aru said, et okei, nii pikk aeg, et sest see on ka tegelikult nii oluline koht, et vaata, kui paljud jäävad kinni ju. Ja me ju näeme seda, et siuke, et jah, see enam ei löö mul silmis ära, ma enam ei arene seal, aga ma olen seda nii pikalt teinud. Eriti, et noh, ma olen veel saavutanud ka midagi selles. Ja no see ongi tegelikult ära tunda enda see mugavustsoon, on ju. Ja ma arvan, et me ajame, vahest ongi lihtsalt hästi lihtne nagu selle kaela ajada, et no, et nüüd ma olen nagu kõik saavutanud, aga tegelikult on see, et võib-olla on nagu kuskil see hirm, et äkki ma nagu ei saavutagi, on ju. Ja teine asi on see, et vaata, kuidas mäng muutub, et kui sa olid nagu see Annika, kes ei olnud midagi saavutanud, on ju, siis nagu sul ei olnud tegelikult mitte midagi kaotada. Just. Aga mulle kuidagi meeldibki tuhast tõusta, et mulle nagu meeldib see, kui keegi minust midagi ei oota, et noh, et kõik nagu kannavad maha, ta nagu nii müüb sama palju, ta nagu nii midagi on ja
et siis kuidagi on nagu hästi mõnus teha seda, et mulle meeldib nagu üllatada, teha asju, mida inimesed minust ei oota ja see oli ka nagu lahe ja tegelikult ka see, et ma otsustan, et noh, hästi palju see otsus ka, et kas ma lihtsalt nagu ettevõtlusega ka, et kas ma lihtsalt teen, on ju, ma teen mingeid tegevusi, on ju, või siis ma otsustan, et ma olen edukas või et ma otsustan, et ma teen mingi asja ära ja kui see asi on tehtud, ma nagu ei lao lihtsalt vundamenti, ehita nagu umbes pool korrust valmis, vaid ma teen selle maja valmis ja kui see maja on valmis, ma mõtlen, kas ma tahan teist maja veel ehitada või ma lähen nüüd hoopiski teen midagi muud, on ju, sest ma sain selle maja nagu noh, see, mis minul oli plaanis ehitada, ma ehitasin selle nagu valmis, on ju. Et mulle nagu meeldib lihtsalt teha see asi nagu valmis ja mingil hetkel ma tundsin, et nüüd kõik need eesmärgid, mis ma endale nagu olin seadnud, et ma olin need ära teinud ja siis lihtsalt ma sain, tegelikult oli ka suur põhjus, et ma sain ise emaks. Ma imasin. Ja siis tegelikult ma tegin ka emana seda edasi, et ma ei võtnud esimese lapsega päevagi emapuhkust, vaid ma nagu läksin otse nagu... Oota, kas sa siis koolitasid või? Jah, siis sa juba koolitasid, siis ma koolitasin ja siis teise lapsega ka ei võtnud. Ja siis, kui mul sündis kolmas laps, siis oli vaata see COVID ja kõik oli nagu ja ma hästi palju lendasin ringi ja siis ma sain aru lihtsalt, et ma ei taha selle beebiga kuskil ringi lennata nagu selles teadmatuses, et mis nagu toimub, on ju. Ja siis ma võtsin korraks aja maha ja ma olin 1 aasta homestaying mom. How did it feel? Kohutav. Teadsin seda ka. Et ma ei ole elus kunagi nii sügavas masenduses nagu olnud ja siis ma muidugi hakkasin kõrvalt võtma mingeid online kursuseid ja nagu nii-öelda sain aru, et see ei ole nagu üldse, et ma olen kohutav ema, kui ma olen kodune. Ja ma tahan öelda, et mina tundsin sama ja selles mõttes minu jaoks ka nagu it was my sanity, nagu noh, et see mingisugune muu väljund tagas minu mingisuguse sukse stabiilsuse, et ma sain ka emana deliverdada, on ju. Noh ja human designi võtmes me võiksime öelda, et see sakraali eripära, eks ju. Et tegelikult ka mina olen ka nagu aru saanud, et kui ma peaksin olema ainult kodune ema. See on ilmselt mingid tüübid, kes suudavad, on ju. On neid, kellele nagu sellest piisab, on ju. Aga aga inspiring moms. Aga mothers kuidagi kõlab keeleliselt. Inspiring mothers to lead. Et see mul tuli sellest, et kui ma siis olin, siis ma veel olin aktiivne, on ju, müügijuhina ja siis mul oli, esimene laps oli 2-aastane ja siis ma kuidagi vaatasin, noh, tal olid mingid teemad, on ju, millega ta minu juurde tuli, on ju, ja siis olid mul need, keda ma nagu juhendasin, on ju. Siis ma mõtlesin, et issand, need teemad on nagu täiesti samad. See on kõlab nagu nii kreisilt, aga no mingid asjad ei muutu. Ja siis ma sain aru sellest, et mingid emad mu ümber rääkisid, et tead, ma olen kodus, vaata, ma kuidagi mandun ära, teised kuidagi lähevad edasi, tõk. Ja mina lihtsalt olen lastega kodus ja ma nagu jään sellest rongist, vaata, maha. Ja siis ma sain aru, et mul käis nagu see klikk ära, et tegelikult sa ei jää maha, sest need oskused, ükskõik kumba pidi, aga need oskused, mida sa õpid emana, see on puhas müük ja leadership tegelikult. Ja turundus ka. Ja turundus ka, absoluutselt turundus. Ja teistpidi ka on ju, et see, et kui ma olen õppinud nagu müüki, juhtimist ja turundus, siis laste kasvatus on nagu, et põhimõtteliselt kas lugeda, siis juhtimist mingit raamatut, müügiraamatut või laste kasvatuse õpik. Sama psühholoogia. Täpselt samad asjad. See mul käis nagu see klikk ära vaata, et see tegelikult ühte või teistpidi sa ei kaota nagu aega. Ja siis mul oli see, et emad isegi ei saa aru, mis skillid neil on olemas, selles lihtsalt, et isegi kui nad on ju kodused emad, et mis skillset neil nagu areneb. Ja mul isegi blogi kirjutatud sellest, et need 10 oskust, mida sa õpid nagu koduse emana, mida sa Harvardis ka ei õpi, on ju. Ja siis ma hakkasin oma blogi kirjutama ja mul ei olnud veel mingit seda business ideed, sest ma tegelikult on ju tegin veel teist tööd, aga lihtsalt ma tahtsin nagu kuidagi seda sõnumit saata välja, et tegelikult laste kõrvalt sa õpid nii palju müüki juhtimist, sest kuna ma tegin nagu mõlemat, siis ma nägin hästi palju neid seoseid. Ja siis mingil hetkel see tundus nagu loogiline, et need emad mind kõnetavad ja ettevõtjad ja lihtsalt, et kuidas ma saan nagu neid aidata ja toetada, siis ma sain aru, et see saab olema minu järgmine nagu projekt. Nii ilus on jälle vaadata, et see sama värk, et üks asi viib teiseni, minu sõke nagu ongi, et loomulik asjade kulg. Ja mul on ka ju kogu aeg nii olnud, aga alustuseks enne, kui mul meelest ära läheb, siis ma teiega tahan, et sa jagaksid pärast muga seda linki. Ehk siis, et me saaksime tegelikult tead küll need oskused, mida sa emana õpid, mida raha eest ka õppida ei saa. Et paneme selle täiega sinna alla. Ja Annika, kuidas siis ikkagi müüa? Hästi. Aitäh ja palju on ju. Ja palju. Ja loomulikult. Loomulikult ja kõige paremini ja kõige rohkem. Ja suure raha eest. Just.
et tegelikult. Ja sellega on kõik kokku võetud, et jah, Annika, et sa tulid, on ju? Oli tore. Jah, mul oli väga tore. Ma loodan, et kõik õppisid väga palju nüüd siit. Lähme nüüd müüma palju, kiiresti, hästi, loomulikult suure raha eest. Mis veel? That's it nagu. Mugav ka peab olema. Ja, hästi mõnus ja. Jah, lõõgastunud. Ära üle mõtle ja. Jah, olgu. Aga tegelikult päriselt, noh, me siin teeme nalja, aga tegelikult see on nagu real struggle. Ja see on nagu kõige jaoks struggle. Müük on tegelikult hästi lihtne. Ja see on see, mida ma nagu kursustel ja kõigel üritan edasi anda, et müük on tegelikult hästi lihtne ja hästi loogiline. Et kui me selle peale mõtleme, et see tundub nagu mingisugune nagu tõesti, et mingi asi, mida ma nagu kuskil keegi oskab ja mina kindlasti ei oska ja öeldakse, et vaata sündinud müügiinimene, justkui on niisugune väljend, et mõni on nagu sündinud müügiinimene. Mõningatel on eeliseid. Jah, aga mina ütlen, et kõik on sündinud müügiinimesed. Kõik inimesed on sündinud müügiinimesed, sest kui sa vaatad oma lapsi, on ju, lapsed oskavad kõik müüa ja turundada ja nad teevad neid strateegiaid mega hästi. Ja siis me kuskil vahepeal lihtsalt vaata, tambime selle alla ja võtame neilt selle konfidentsi ära ja siis neist saavad sellised, kes ei julge ennast pakkuda, kes ei julge oma ideid on ju niimoodi julgelt peale suruda ja siis, aga tegelikult see oskus, me sünnime kõik. Nagu mina vaatan ka oma lapsi ja mõtlen, okei, praegu sa kasutad seda müügistrateegiat minuga, praegu on see strateegia. Nad tegelikult nii nagu intuitiivselt ju kasutavad. Tegelikult see müük on meis sees olemas, see on mu see põhisõnum, et me tegelikult kõik oskame müüa. Me oleme nagu ära unustanud lihtsalt selle, kuidas see käib, on ju. Ehk siis nagu tuleb lihtsalt meelde tuletada. Kas sa oled nagu kunagi mõelnud ka selle peale, et aga mis siis ikkagi meiega juhtub? No mina olen mõtta selle üle hästi palju juurelnud, on ju, sest et sina räägid praegu müügioskusest, ma olen nagu muude mingite loomuomaste oskuste eripäradega. Ma olen samamoodi mõelnud, et vaata, kui ehedad ja vabad me väikesena oleme, on ju, ja see on nagu nii hea võrdlus ja emana ka vaata, ma olen ju näinud ka seda, on ju, et nagu läks kooli ja mäng hakkas muutuma, on ju, et me tegelikult ju lapsena, meil ei ole piiranguid. Meil ei ole seda, et liiga palju ei ole võimalik. Meil ei ole seda, et kuule, aga ma pean niimoodi rääkima või et teistele meeldib nii või et ma meeldin teistele sellisena või et mida teised arvavad. Et aga kui me korra räägime, jätame kogu selle muu mulli kõrvale, keskendume just sellele müügioskusele, et aga mis siis ikkagi nagu juhtub? No ma näen seda väga hästi ise ja mul on olnud müügikursustel ka, me alustame nagu selliste beliefide murdmisest, on ju, mida me ise müügi kohta usume. Ja siis on tulnud nii huvitavad asjad välja näiteks, et ma tahtsin minna näiteks kuskile, mis iganes, ma ei tea, limonaadi müüma enam nurgale on ju, ja või lilli kuskile ja siis a la vanaema ütles, et kuule, kes see neid ostab sul? Et siuksed väiksed asjad, mida me oma lastele ütleme, kuule, aga see ei ole realistlik, et sa sellise raha eest midagi müüa saad, on ju. Et me tekitame või et sina. Ja just. Et ma vaatan ja tegelikult me peame hästi kontrollima, et me ei ütleks sellist asja, sest me ju saame aru, on ju. Näiteks kui minu nagu 6-aastane, kes on nüüd 7, aga siis nagu sel hetkel, kui ta seda tegi, ta oli 6, on ju, võtab enda mingid vanad mänguasjad, on ju, mis ma näen, et juba nagu päris kulunud. Ütleb, et kuule, ma lähen nüüd raha teenima. Ma lähen siia maja ette, on ju. Ma panen oma selle putka püsti ja ma arvan, et ma iga asja eest, ma mõtlen, palju mul raha, see Lego maksis nii palju, mul oleks umbes 50 eurot vist vaja. Et ma hakkan umbes 50 euro eest neid müüma, on ju. Ja siis, mis me tahaks öelda, et kuule, et see ei ole võib-olla realistlik, vaata, et võib-olla tegelikult, kes see maksab sulle katkise mänguasja eest nii palju ja tegelikult sellega me juba tekitame seda negatiivset uskumust, et okei, see mõte, mis mul oli, see ilmselt ei tööta, on ju. Et siis ma pean hullult ennast tagasi hoidma, et ma ei ütle seda, ma ütlen, mine proovi. Nagu, ja siis ta läheb, on ju, ja siis meil on tupik tänava, on ju, lõpp. Seal ei käi ühtegi inimest. Ja ta istub seal maja ees, on ju, ja siis ta tuleb tagasi ja ütleb, et kuule, keegi ei ostnud. Mõtlesin, et okei, aga inimesi käis, on ju. Ei käinud, okei, mis me sellest võime õppida, mis me võime nagu järeldada, et võib-olla, et mis oleks see koht, kus me saaksime minna, kus nagu liiguks neid inimesi, on ju, ja nii edasi. Ja teine juhus, mis mul kohe meelde tuleb, on samamoodi, et mu lapsele mingi teine situatsioon, jälle, nagu mul on need müügimehed kodus nagu neil tuleb esimene mõte, ei tea, kus see küll tuleb, aga esimene mõte, kui nad tahavad raha teenida, on see, et mis ma saan müüa, kus ma saan nagu müüa kellelegi midagi. Et juba mul vist laps oli mingi, äkki oli 4 või midagi ja siis ta ütles, et ma lähen ukselt uksele postkaarti müüma, ma ise teen kaardid ja mina mõtlen, et selle peale küll tulla ei tea. Ja siis mina vaatan, et tema joonistamisoskus, mõtlen, oh my god, kes see nagu, ma ei tea tegelikult, kes see ostaks, on ju. Ja siis mõtlen, äkki teed koostööd, on ju.
et noh, et vaata mul õelaps oskab väga ilusaid kaarte teha, et äkki teete mingi diili ja siis nad ise omavahel leppisid kokku 50-50, üks teeb kaardid, teine müüb ja ta müüs ja teenis jumala hästi, onju. Ja lõpuks ei pidanudki ukselt uksele minema, sest leidis onju tuttavatelt sai maha müüdud, onju. Aga just sellised nagu väiksed asjad, mida nii lihtne on öelda. See, mis ma tahtsin rääkida, oli täpselt see, et üks siis ütleb, et nii, ma lähen müüma. Okei, jälle maja ette kuskile, no mine. Ja siis ta läks veel nii, et aga ma panen sinna selle sildi, kirjutas mingi niimoodi sildi, onju, et ma ei hakka seal passima, vaata. Et ma panen lihtsalt sildi ja panen need asjad kõrvale ja las nad jätavad raha ja ma tunnen, onju. Ma olen nii palju näinud neid. Ja ma lihtsalt, ja see ongi tegelikult see, mida me tihti ju teeme. Ja jällegi ma ei võta talt seda kogemust ära, onju, vaid me pärast nagu räägime läbi, miks see võib-olla ei tööta, et sa pead ikkagi minema ise, vaata, otsima neid inimesi. Ja vaata, kui palju me suurena ka seda teeme. Ja see on nii hea, et sa seda sisse tood, sest et mul on küll nüüd teismeline, onju, aga eelmine aasta, kui tal oli raha vaja ja mina ütlesin ka, et kuule, seekord on niimoodi, et kui sa tahad seda, go find a way. Ja siis ta alustas enda vanade asjade müümisest ja ma olin päriselt, ma siiamaani ei mõista seda fenomeni, aga ta tegi hullult kehva pildi, mis on see nendele vaata omane, onju. Et noh, et meie nagu täiega mis me oleme see millennialsid või mis iganes me generatsioon oleme, onju, me hea valgustus, onju, toode peab hästi nähtaval olema. Temal oli enam-vähem nagu lihtsalt mingi kortsussärk poodi peale, onju, mingi lina on all, kortsus, lihtsalt telefoniga suvaline pilt, onju. Ja siis ta nagu kõigepealt müüs enda asjad maha ja ega ta ei müünud neid nagu odavalt, onju, vaid ta nagu müüs nii, nagu ta tahtis müüa, ehk siis valdavalt sama raha eest, nagu mina ostsin, et talle. Ja siis ta avastas, et oota, kuule, aga see on quite a good business. Ja siis ta käis mööda mingid humanaid ja taaskasutuskeskuseid ja siis ta leidis mingisuguseid enda arvut sägedaid asju ja siis ta müüs neid internetis. No paratamatult siis, kui tal see raha sai täis ja ta sai oma selle mingisuguse mängu või mingi asja, mis tal oli vaja ostetud, siis nagu kuidagi kadus drive ära. Aga see oli hullult äge kogemus, sellepärast, et mina mõtlesin mitu korda, vaata see sama asi jälle, onju. Ja ma nagu hammustasin reaalselt keelde, sellepärast, et sitt pilt. Ilma ilustamata, onju, nagu päriselt, ma ei tea, nagu kas või triigilina ära või ma ei tea, nagu pane kas või mingi tekk alla või riputa, onju. Et ma ei tea, triigi asi ära, eks ju. Või siis on see, et nagu kuule siukse raha eest, nagu come on, vaata, et nagu ma ostsin sulle uuena selle niimoodi. Ja tüüp müüs. Ja ma saan aru, et ta müüs ka ilmselgelt nagu mingi, mitte minu vanustele, onju. Aga et kui palju me tegelikult ise teeme seda, mida meiega on tehtud. Just. Ja just nimelt seesama, et me mitte ei ole, aga mine saa see kogemus ja tule ja küsi minu käest, et okei, kui nii ei toiminud, otsime uuesti, mitte see, et kuule, et aga seda ei saa, toda ei saa, too ei toimi ja kui sul kohe ei õnnestunud järelikult, kuule, aga siis ei olegi sinu asi, onju. Võib-olla mine hoopis lehti riisuma ja proovi niimoodi raha teenida. Ja, aga tegelikult müügioskus selles mõttes ilma naljata on tegelikult üks olulisemaid oskuseid, mida meil elus on vaja ja see on selles mõttes jällegi see on ikkagi väga palju seotud selle enesekindlusega, eneseusuga, onju. Ja sellega tehakse meil ju ka ikkagi. Ja, tegelikult, et müüa mida iganes, ikkagi on vaja ju 3 asja, mida ma kogu aeg räägin, et sa pead uskuma iseendasse. Sellepärast, et oma tootesse ja siis sellesse inimesse, sellesse klienti, onju. Et lihtsalt 3 asja, millest sa pead ise mega müüdud olema ja müügioskus on juba sellepärast vajalik, et sa pead endale kõigepealt selle maha müüma, onju. Et kui mina nagu ei ole äge ja mina teen ikkagi, nagu ma lähen peegli ette ja räägin endale ikkagi hommikul, kui lahe tšikk ma olen nagu. Ja kui hea ma välja näen ja kuidas ma iga aastaga näen järjest parem välja ja mis powerid mul on ja nagu et see jällegi, et kui see maailm kuidagi tõmbab meid vahest tahtlikult või tahtmatult alla, siis ega see kuskilt mujalt nagu, okei, kui meil on mega vedanud, on ju, meil on mingi inimene kõrval, kes meile iga päev räägib, kui lahedad me oleme või lapsed räägivad, kui ägedad me oleme, aga väga paljudel ei ole niimoodi, ehk siis see peab nagu tulema, me peame endale müüma, on ju. Ja siis, kui me teeme mingi toote ja täpselt ikkagi, et okei, sina ei ütle oma pojale, et kuule, see on nagu võib-olla triigid ära, on ju. Võib-olla ütleb keegi teine kõrvalt, et kuule, siuke kortsusasi, kes seda ostab ja juba keegi tõmbab nagu alla seda, on ju. Ja siis me peame tegelikult endale selle maha müüma, aga see on okei, vaata, sest minu sihtgrupile meeldibki see ja nii edasi, on ju. Ja me peame uskuma sellesse, kes ostab, et talle nagu, temal on vaja, me peame olema excited nendest asjadest, aga me ei saa, juba see on nagu see täiesti nagu see koor, on ju. Ja kui meil seda ei ole, kui me kõigepealt ei suuda ise endale seda asja maha müüa, siis me ei suuda mitte kellelegi teisele, et see on nagu number 1 asi, et selleks, et midagi müüa, me peame ise vaata endale selle asja maha müüma, on ju. Ja vaata, kui hästi me müüme endale kahtluseid ja kõhkluseid ja ma räägin, kõik on sündinud müügiinimesed. Sest ma nagu praegu mõtlengi, et
et aga me tegelikult müüme iga päev ja vaata, kui hästi me õigustame endale igasugust jama, et näiteks ma olengi kehvas olukorras, on ju, ja me tegelikult ei tohiks sellega nõustuda ega leppida, aga siis ma hakkan maha müüma endale seda fenomenaalset lugu, et aga tegelikult üldse ei ole nii hull. Tegelikult nagu, on ju, okei, aga kõik algab ikkagi endast, eks ju. Ja nüüd oletame, et ma olen endaga jõudnud piisavalt heasse kohta, et ma usun, et ma olen nagu äge. Siis mulle tundub, et järgmine asi on just nimelt see usk enda tootesse, on ju. Ja vaata, siin on minu meelest hästi suur erinevus. On see, et üks asi on see, et kas sa müüd kellegi teise toodet, millesse sa usud, mida minu meelest lihtsam. Täpselt. Ja võt see on see, mida ma olen nagu nii palju näinud, mõtlen, see on nii naljakas, et noh, ma olen ka ümbritsetud olnud küll pikka aega loovettevõtjatest, aga siis ma avastasin üks hetk, et nagu oota, aga mu kliendid on valdavalt kõik ettevõtjad, on ju. Ja me ikkagi räägime sellest loomulikult ise äris edenemisest ja et see on ikkagi täiesti teistsugune mäng, sest ma olen kunagi ka tegelikult ju müünud kellegi teise toodet või teenust ja esindanud kellegi teise huvisid ja see on hoopis teistmoodi olnud. Ja nüüd, et usun enda tootesse ja usun endasse ja samas oskan seda ka hinnastada. Minu meelest see on nüüd üks keerulisemaid asju, sest et vaata, kui nüüd Southwesternis sul oli hind ju ees, on ju. Mis teatud mõttes juba teeb asja lihtsamaks. Ja see on samas nii äge, et sa nagu said selle kogemuse niimoodi. Aga ma nüüd olen nagu palju mõelnud ka selle peale, sest ma olen ka seda nii palju neid ämbreid kolistanud, on ju. Et aga kui nüüd kusagil keegi, kes tuleb palgatöölt ja hakkab ettevõtjaks ja tal on vaja kuidagi nagu hinnastada nüüd oma toode või teenus, siis üks asi, mida me tavaliselt ju teeme, läheks vaataks, mis on keskmine. Õudne. Ja siis on see järgmine õudne asi, mis tuleb kohe mängu, on see, et nüüd tuleb see müügimees jälle, on ju, et kui ma alustan, et siis ma ei tohiks ju kunagi, on ju. No peaks ju alustama kuskilt ikka madalamalt pulgalt. Aga siis on nagu nõme lugu on see, et kui sa paigutad ennast kohe sinna madalale, siis ei tõusegi. Siis sealt tõusta. Väga raske. Ja võt see on see, mis on nagu minu enda isiklik kogemus, kus ma olen reaalselt teinud seda, millest ma praegu räägin, on ju. Miks ma muidu sellest niimoodi räägingi? Et tegelikult räägime natuke hinnastamisest, sest et ma tean, et sa teed seda väga palju, sa kasutad, räägid sellest väga palju, et raudselt see siuke hinnastus on ka miski, mis käib coachingust hästi palju läbi. Et okei, et aga kui nüüd keegi siseneb, oletame, et uuele turule, oletame, et ma nüüd tulin täna palgatöölt, eile tulin palgatöölt ära, on ju. Ja ma täna otsustan, et ma tahan mingisuguse toote või teenuse turule tuua. Kuidas ma võiksin seda hinnastada? Ja mulle meeldib see teema hullult, ja natuke, mis mul tuli see mõte ka, et miks on see nii raske teha, sest meil on kogu aeg räägitud, et tagasihoidlikkus on voorus, on ju. Jällegi üks kõige rumalamaid vanasõnasid, mida ma tean, et tagasihoidlikkus hoiab meid elus kõige rohkem tagasi, et see ei ole mingi voorus, aga siis tundubki, et kuidas ma nagu lähen ja kuidas ma küsin ja kes siis mina olen ja vaata, tema on juba, tema on nii kaua teinud ja me unustame nagu me kogu aeg see suures vaata teistega võrdlemises me unustame ära, mida me ise oleme teinud, on ju. Et tegelikult mina tunnen, et mul ei ole mitte ühtegi konkurenti. Ja mitte sellepärast, et ma olen kuidagi ülbe. Sest mitte keegi teine ei ole sina. Täpselt. Et nagu selles mõttes kellegil ei ole sellist tausta, täpselt sama kogemust. Ja kogu kombo, et keegi ei tule nagu sellest taustsüsteemist täpselt, on ju, iga mu päeva, kõik need päevad, mis ma olen elanud, et kellelgi ei ole sama kogemust, on ju. Mitte keegi teine ei ole sina. Mitte keegi teine ei ole mina ja sellepärast nagu teistega võrdlemine mitte kunagi nagu ei anna tulemust. Mina nagu võtan küll selles mõttes vahest võrdlen, aga ma võtan inimesi nagu inspiratsiooniks ja pigem niimoodi, et ma vaatan alati, kes on kõige parem. Nagu selles näiteks industries ja ma võrdlen ennast mitte nagu keskmistega või algajatega, ma võrdlen ennast alati kõige paremaga. Ja siis võtan seda inspiratsiooni, et okei, kui tema saab, järelikult mina ka saan, mul on ka on ju 2 kätt, 2 jalga, 2 kõrva on ju, mis iganes, et mul on nagu, ma suudan õppida, ma suudan teha asju, et kui keegi saab, siis see on mina ka, et pigem nagu võtan inspiratsioonina. Aga kui me räägime nüüd hinnastamisest, on ju, et tegelikult nüüd mõtle, et kui alustada oma ettevõtlusega, on ju, siis esiteks on nagu nii kulusid on juba ja siis, kui me paneme mingi mega väikse hinna, ma tean. Me läheme kohe nii miinustesse omadega ja lõpuks on see, et siis on erinevad variandid, et kas me müüme hästi palju ja soodsamalt on ju, või me müüme nagu vähe, nii-öelda kas me oleme butiik või Selver on ju, või me müüme vähe ja me müüme nagu kallilt. Et kuidagi peavad need numbrid nagu kokku jooksma on ju.
ja kui mina alustasin oma siis coaching business'it, siis mina alustasin mitte sellest, et ma ei hakanud uurima üldse, palju teised nagu charge ivad, sellepärast, et nagu fakt on see, kui sa vaatad ükskõik mis valdkonda, on ju, siis need hinnad, mida saab küsida, noh, need on ju täiesti seinast seina, on ju. Ongi. Et ja mina usun, et vahet ei ole, kui vähe sa küsid, on keegi, kellele see ikkagi ütleb sulle, et see on liiga kallis, on ju. Võt see sama hirm eide saamise ees. Just. Ja ma nii lootsin, et sa jõuad sinna, sest et ma arvan, et see on üks asi. Ja see on tegelikult ikkagi ju lapsepõlve teema ja see on väga palju ühiskonna pealt, ühiskonna poolt ka kuidagi nagu peale surutud värk, on ju. Aga ma arvan, et meid ei ole õpetatud eisid mitte isiklikult võtma. Kindlasti. Ja see on nagu suur hirm, on ju. Ja, et aga mis siis, kui keegi ütlebki, et ma olen liiga kallis? Ja siis aga jällegi, et kelle arvamus sa siis kuulad? Et kas see teise inimene, et miks sa arvad, et see inimene on targem ja teab paremini, kui sina ise tead, on ju. Et jällegi see enesekindlus, kas sa usud iseendasse ja kas sa usud oma tootesse, kas sa oled selle päriselt nagu endale maha müünud ja kui ei ole, siis ma alustaks nagu sellest, on ju. Et ma lihtsalt pean ise nagu mõtlema, et aga kuidas see aitab või miks see on nagu väärtuslik, on ju. Mitte lihtsalt ma ütlen lambi hinna, aga et miks see on seda hinda ikkagi, miks ma oma peas nagu tunnen, et see on seda hinda väärt. Ehk siis nagu mida mina tegin, mina mõtlesin, et palju ma tahan aastas teenida. Ja siis ma mõtlesin, mitu klienti mul võiks olla. Ja siis ma lihtsalt tegin matemaatikat nagu. Et väga lihtne matemaatika, palju ma pean nagu siis ühelt kliendilt küsima. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et okei, aga mida ma saaksin selle nagu pakkuda, et see oleks nagu, et see toode nagu võiks seda hinda olla väärt, on ju. Ehk siis nagu alati me ei pea langetama hinda, me saame ju alati seda asja teha nagu paremaks, kui me tunneme, et see ei ole seda väärt, on ju. Ja tihtipeale mulle vähemalt tundub, et me kipume ikkagi üle andma. Ja see läbi nagu kuidagi. Eriti naised. Ja ma selles mõttes jälle isiklikust kogemusest, on ju, et see on minu meelest nagu ülioluline teema, just see hinnastamise pool ja just see, et tegelikult me peame selle hinna ainult ise endale maha müüma. Ja, sest me nagu öeldakse, et müük on emotsioonide ülekanne, ehk siis nagu see me müüme tegelikult enesekindlusega. Ja. Me ütleme, et see on ju. Ja inimesed on öelnud, et kuule, ma tahan nagu tulla sinu coachingusse lihtsalt sellepärast, et sa julged sellist hinda küsida, on ju. Ja ma tahan nagu seda confidentsi saada. Et inimesed, ja inimesed tahavad biggest and the best, on ju. Et nad tegelikult inimesed ei taha seda odavat asja, nad ei taha seda kõige nagu odavamat ja nagu, sest see tundub kohe, et siis järelikult ei saa olla hea. Ja teine asi on see sama värk, et eriti kui sa nüüd loovettevõtjana või nagu eriti kui sa veel teenuse valdkonnas lähed odavat teed, sa oled kogu aeg miinuses. Ja, aga toode samamoodi, et sa võid ju teha lihtsalt sellise nagu, jälle sõltub, kellele sa tahad seda müüa. Et nagu, mis kliendi sa endale valid, et sul võib olla täpselt sama toode ja see, mida sa küsid, võib olla nagu 10 kordades, võib-olla 100 kordades erinev, on ju. Lihtsalt sõltub sellest, kellele sa tahad seda müüa. Ja siis, kui sa tead, kellele sa tahad seda müüa, siis lihtsalt viid selle kvaliteedi nagu selliseks ja sa saad seda toodet ju timmida nii heaks. Aga kuidas siis nüüd, oletame, et ma siis nüüd tulin ära palgatöölt ja ma hakkasin ettevõtjaks, on ju. Ja oletame, et mul on siis mingisugune teenus. Tavaliselt on vist teenus, eks ju? No, sõltub. Aga lihtsam on teenusega kindlasti alustada kui tootega. No ilmselgelt sellepärast toote sa pead looma ja sa pead seda veel timmima ja sa oled juba miinuses. Sa oled nagu pika aega miinuses, kui sa tahad head toodet luua. Et see on nagu pikaajaline miinus. Okei, ütleme nii, et ma tahan alustada, ma alustan teenusega. Nüüd esimene asi tavaliselt ongi nüüd see, et ma lõpetan turu keskmise vaatamise, sest et turg on alati. No maailm. On ju, ja täna just kusjuures on nii hea, et sa selle sisse tood, sest et täna me ei räägi enam Eesti turust. Me tegelikult täna räägime kogu maailmast, et kui vanasti nii-öelda me konkureerisime, samas me jällegi ei konkureeri kunagi, sest et täpselt keegi ei ole sina ja keegi ei ole mina ja keegi ei ole ka sina, on ju. Et kui me nagu kogu selle pildi kokku paneme, siis sellist teist ainulaadset kombot oskustest, kogemustest, teadmistest, God-given giftidest, on ju, mitte kellelgi teisel ei ole. Just. Et ja vanasti, kui nagu me olime nendega siis kuskil nii-öelda oma külaturul, on ju, siis nagu nüüd on kogu maailm. Ja, nii et täpselt sa võid alati lihtsalt sõltub, kus sa müüd, on ju, kellele sa müüd, et see hind ei ole nagu nii, lihtsalt sa võid muuta seda sihtturgu, on ju. Okei, aga kuidas siis küsida kõrget hinda ja valida seda kõrget hinda maksvat klienti? No mina alustakski sellest, et täpselt on see, et kes võiks nagu maksta sellist hinda, on ju.
et kes võiks olla see sihtgrupp, et kes suudaks endale seda lubada. Et kui sa tead, mis hinda sa tahad küsida, sa tead, et sa suudad selle toote või teenuse nagu sellisele tasemele viia, et sa küsid seda südamerahuga, on ju. Ja näiteks teenuse puhul ka, et kui tihti on ju, kui inimesed, ma usun hästi seda, et if people pay, they pay attention. Et kui see on mingi selline service-based, on ju, et lihtsalt inimene, näiteks ma tulen, on ju, sinu võtan konsultatsiooni, on ju, kui sa teed selle tasuta või hästi väikse raha eest, on ju, mul peab endal see motivatsioon olema super laes, et ma päriselt hakkaks neid samme tegema, on ju. Aga kui ma maksan ikkagi mingi 1000 eurot tund, Ja. ma võtan iga sekund. Sa ei räägi kassist, koerast, on ju. Ma kirjutan iga sõna üles, mis sa ütled ja ma execute'in nagu no matter what. Et ikkagi see paratamatult nii on. Ja siis hästi näiteks, kui me võtame coach'id, on ju, et siis mida tihti soovitatakse vahest soovitatakse, et alusta näiteks tasuta ja siis sa saad heaks, aga sa ei saa kunagi heaks, kui sa teed see tasuta, sellepärast et keegi ei võta seda tõsiselt, keegi ei jälgi neid samme, mis nagu kokku lepite, sest tal ei ole seda skin in the game, on ju, ja sa mõtled, issand, ma olen kohutav selles, mida ma teen, sest keegi ei saa tulemusi ja tegelikult küsimus on lihtsalt selles, et sa ei küsi nagu raha ja sellepärast inimesed ei tee neid asju. Ehk siis nagu, see on omavahel nagu nii seotud, on ju. Et ja ma nii aplodeerin, see on nii hea, et sa selle niimoodi sisse tõid, sest et mulle endale tundub, et me vähemalt Eestis nende tasuta asjadega teatud mõttes nagu ise saeme endale jalga otsast ära. Ja ma olen nagu tükk aega seda kõrvalt vaadanud, et mina ei tee tasuta asju, ma olen ainult vist nagu raamatu promo võtmes, Edu Akadeemia võtta korraldas mingisuguse, on ju, evendi, aga kuna ma nagu nii jagan tasuta nii palju välja, siis mulle nagu tundub, mul on alati tundunud, et ja lähtuvalt ka endast, on ju, et täna mina ei osale üldse tasuta asjadel, see peab olema ikkagi nagu, ma ei tea, mis amazing tasuta asi, sellepärast, et minu aeg ja energia on väärtuslikud, on ju, ja mulle tundub, et nende tasuta asjadega ongi, et ma nagu raha küll ei maksa, aga I do pay attention ja nagu attention'it ma ei saa payida mitmesse kohta korraga. Et mulle vähemalt tundub, et Eestis on üle võetud siuke ameerikalik või see siuke rahvusvaheline nišš, on ju, kus tegelikult see toimib väga palju suuremal turul. Aga nüüd Eestis on see, et kui sa harjutad minu ära nüüd näiteks tasuta asjadega, ehk siis sa näiteks iga kuu teed mulle tasuta mingisuguse koolituse. Ja ma juba harjun ära, et ma saan siin täiesti tasuta tarbida. Ja ma ei räägi praegu sellest, et sa postitad, on ju, või teed mingid riile või värke, vaid et sa teedki näiteks mingit live eventi või mingit Zoomi või koolitust, on ju, siis mina seostan selle ju ära, et ma saan sind tarbida juba tasuta. Mis tähendab seda, et eriti kui sa nüüd peale seda peaksid küsima mu käest kõrget hinda, siis ma olen siuke, et oota, aga mis mõttes vaata? Et ma siis ootan natuke, kuni see järgmine tasuta asi tuleb. Ja teine asi on see, et okei, ma saan aru, et kui sa teed nagu tasuta evendi, mis on tõesti nagu 5000 inimest, on ju, ja siuke lühike nagu mingisugune huvitekitaja, aga Eestis tavaliselt sa ei saa tasuta evendile, et sa võid saada neid palju registreerunuid ja vaata, see on juba esimene märk. Registreerub palju, kohale tuleb veel vähem, on ju, lõpuni on nagu ülivähe, mis tegelikult on nagu hullult hea näitaja sellest, et kuidas see asi toimib. Nüüd, okei, oletame, et sa teedki seda funneli värki, mis minu meelest toimis ka nii hästi, kuni inimesed said aru, et nagu mida nendega tehakse. Et see on sama lugu, et vaata müügi ja manipulatsiooniga on ka, et it's a fun game, kui ma ei saa aru, kuidas sa muga mängid. Et kui ma sisuliselt tean täpselt, et nüüd on see tehnika, see strateegia, on ju, ja me täna räägime nendest kõigist avalikult 10-15 aastat tagasi, ma ei tahaks reeta oma vanust, aga siis, kui ma ka ülikoolis müügipsühholoogiat õppisin, siis nagu sellest ei räägitud avalikult. Täna meil on nagu sisuliselt iga teine postitus on see, et kuidas ma saaksin sind manipuleerida, minult midagi ostma või tarbima. Ja nüüd, kui ma teen seda by the book mängu, siis see on nagu võlts. Ja sa saad aru, et ma manipuleerin sinuga. Ja meile eos ei meeldi, kui inimesed meiega manipuleerivad, sellepärast, et see tekitab tunde, et nad ei ole ehedad, nad ei ole ausad. Ma ei taha ju tarbida. Ma ei tule sinu käest ju ostma konsultatsiooni, kui see tundub minu jaoks ilge manipuleeriva mõrrana, kes tahab lihtsalt mu raha ära võtta, on ju. Et aga ikkagi, okei, ma nüüd võtsin julguse kätte, on ju. Ma nüüd otsustasin, et ma tulen turule teenusega. Ja nüüd ma tahaksin küsida näiteks, ma ei teagi, 5000 eurtsi tunnis. On ju? Ja siis istun siin tahaks küsida 5000 eurtsi tunnis.
okei, oletame, et ma isegi usun, et ma olen seda väärt, on ju. Oletame, et ma isegi suudan ette kujutada, millised inimesed võiksid mulle seda maksta. Ja nüüd tuleb see järgmine, nüüd see põnev osa, on ju, kus ma peaksin selle välja ütlema. Ja kus ma peaksin hakkama ju ka tegelikult müüma ja või turundama soovitatavalt paralleelselt, on ju. Et mis on see erinevus? Noh, et nagu soodsad tooted, on ju, versus nagu kõrge hinnaga tooted. Ja me täna tegelikult ju näeme Eestis ka, ja mõttes, et Eesti on nagu nii näljakas koht, kus neid asju vaadata, sest me oleme nii pisikesed. Et noh, me näeme ju samas valdkonnas seda tohutut, noh, seda käppi, on ju. Et aga kuidas siis toime tulla ikkagi selle järgmise sammuga, sest see on nagu üks keerimaid samme. Enne seda, kui sa pead päriselt võib-olla esimest korda kliendile välja ütlema, kui palju sa raha tahad saada, siis tegelikult, kui sa nagu ütled välja ka selle, on ju, või paned kodukale mingi hinna avalikult üles, kas kodukale tasuks hindu avalikult üles panna või mitte? No 500 eurot tunnis mina ei paneks. Jah, mina ka ei paneks. Et see, ma arvan, sõltubki hästi palju sellest. Sest see on juba personaalne. Ja, et sa pead ikkagi inimesele seda müüma, et miks sa oled hea, miks ta nagu peaks seda maksma, on ju, ja see eelnev väike protsess. Et sellega ma nagu ei lendaks kohe niimoodi peale, et mina olen Annika, minu tund on 5000, on ju. Sellepärast, et... Kuule, aga kujutad ette nüüd, nagu siuke lihtsalt. Teisest küljest. In social, on ju. Tere, minu nimi on Helena, palju sinu tund maksab? On ju. Aga see võib toimida. Aga tegelikult see võiks isegi päris hästi toimida. See on nagu, tundub hästi ebamugav, aga see võiks tegelikult väga hästi toimida. Ja on mõned, ikkagi inimesed tahavad the biggest and the best tihti. Ja siis vaata, kui sa ütled, et minu tund on 5000, siis inimesed on juba, vau, sa pead olema the best of the best. Ja ma alati tahan the best of the best. Siis mõtled, mida ma peaks tegema, et ma saaks nagu Helena selle tunni, võib-olla, ma panen omale goal'i, et ma kasvatan oma businessi sinna, siis ma saan võtta selle Helena konsultatsiooni 5000 eurot. Ja ma olen suga täiesti nõus selles mõttes, et mina olen ikkagi teinud seda väikeste sammudega hinna kasvatamist ja see on nagu hästi huvitav, kuidas kusagilt maalt ma saan ise ka aru, et nagu mul endal ei ole enam põnev. Noh, et nagu, et see number võib kellegi teise arvates küll olla nagu võib-olla üle keskmise, on ju, aga kui mul endal nagu see enam silmis ära ma ei löö. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et mida suurem on see ikkagi inimese oma tasu, eranditega muidugi, aga üldjoontes on see, et tasuta me ei ole kaasatud. Me ei võta vastu, meil ei ole vastutust. Kui ma juba midagigi maksan ja maksan ka niimoodi, et ma maksan rahas ja ma olen ka kohal ja ma päriselt kuulan, on ju. See on juba hoopis midagi muud. Aga mina olen käinud paaril koolitusel, mis olid erakordselt kehvad, aga kuna maksid nii palju, nagu I paid attention. Ja mul läks aastaid aega enne, kui ma sain ise endale tunnistada, et tegelikult olid kehvad nagu. Sest ma maksin nii palju. Et me hakkame endas õigustama. Ja, et ma müüsin endale maha. Et see oli ikkagi väga hea. Sellepärast, et noh, kui sa ikkagi nagu 5000 euri päeva eest maksad, siis... Aga võib-olla sul oli see kogemust jälle vaja vaata. Ja seda oligi vaja. Millekski oli kindlasti seda oli hea. Seda oli väga vaja. Ja see on jälle see oli hea õppetund, aga see oli nii hea oli nagu enda puhul seda näha, on ju. No ja me tegelikult müüme endale igasuguseid asju maha, on ju. Ja see on ka nagu mingis mõttes hea oskus, on ju. Et me suudame endale nagu neid asju maha müüa, aga siis tuleb nagu näha, et kas me lihtsalt praegu müüme endale seda asja maha, et lihtsalt kuidagi õigustada. No ongi, et inimesed tegelikult otsustavad emotsionaalselt, üritavad seda kuidagi loogiliselt põhjendada, on ju. Et siis hea on nagu näha seda vahet, et kas ma lihtsalt üritan nüüd ennast siia nagu kuidagi sisse rääkida, sest ma tegin nagu emotsionaalselt selle otsus ära, on ju. Mida me kõik teeme kogu aeg minu meelest. Ja, on ju. Nagu päriselt. Ja. Et tegelikult jah, et see oskus ise ja siis mida sa räägid endale, et ma ei oska müüa, on ju. Tegelikult... Ma tahangi öelda, et me tegelikult iga päev. Jaa, me kogu aeg müüme, aga küsimus on selles, mida me endale müüme. Ja näiteks mina hästi usun ikkagi sellesse sisekõnesse, et kui oluline see on. Ja see on samamoodi müük. Et kui ma iga päev räägin endale, no mina ei räägi, aga keegi inimene räägib, kuidas ta ei oska, kuidas ta on kehv, no siis ta müüb endale nagu regulaarselt kogu aeg. Ja see tundub nagu, vaata mingis vanuses see tundus nagu cool. Et ma nagu võib-olla mingi keskkoolis vaata pubekana on ju, et ma ei tea, on ju, kuule seda mingi kontrolltööd ma küll ei oska või nagu see on nagu, et see on nagu mingi aeg võib-olla nagu siuke ealine, no ma ei ole nüüd selline tegelikult nagu... meil on vist, tead Eestis meil on ikkagi mingisugune see siuke taustfundament, no see on siuke pikem story, kuhu me ei lähe, on ju, aga meil on üks hästi põnev rahvusspordiala, kellel läheb hullemini. Jah.
jah, ja siis üritad alati nagu näidata, et ei, mul on ka ikka, siis kuidagi me kardame olla nagu edukad, on ju. Ja see on kusjuures hästi huvitav, sest ma olen enda puhul seda nii palju näinud ja see nõuab nagu retsi eneseteadlikkust, et neid kohti märgata, et kui kergesti see me too tuleb. Et tegelikult sul oli kõik super hästi, aga siis vaata mingisuguse seltskonnaga mugandumiseks. Noh, ma ei tea, kellelgi elukaaslane pettis, kellelgi koer suri ära, kellelgi, ma ei tea, tööd lahti lasti lahti on ju, keegi kukkus maha, murdis jalaluu ära ja sul oli tegelikult nagu hullult hea päev ja tegelikult nädal aega oli ka jumala hea, on ju. Tegelikult terve kuu on nagu päris äge olnud. Ja siis on siuke, et noh, et okei, need kurb lugu, eriti kurb lugu. Ja siis hakkad nagu mõtlema ja see on hästi huvitav protsess. Ma täiega soovitan, hoia silma peal, sest et ma arvan, et me kõik teeme seda. Et sa hakkad nagu nokkima, et oota, aga äkki mul ka ikkagi ja siis sa leiad selle ühe asja. Jah, see lind kakas mul küll sinna autoklaasi peale. Ja siis hakkad võimendama seda, et oleks ka kuidagi samastuda, on ju. Aga vaata, kohtlik see on. Aga ongi. Et see sama värk, et see müügitöö on ju. Aga tuleme korra selle juurde tagasi, et okei, davai, et ma pean uskuma sellesse 5000 euri, mis tähendab seda, et esimene asi, millest ma pean lahti laskma, on see, et ma ei tohi arvata, et see on liiga suur summa. Absoluutselt. Et jällegi, sa pead endale selle kõigepealt maha müüma. Esimene müük tuleb alati ise endale teha. Ennem ei saa kellelegi teisele on ju mitte midagi maha müüa. Ja siis sul on vaja lihtsalt ühte klienti. Ja siis on kõik võimalik juba. Ja sul on vaja lihtsalt ühte inimest, kes ütleb, okei. Ja that's it, on ju. Ja siis sinu belief tuleb kohe järele. See on normaalne, see ongi mu level, on ju. Okei, aga kuidas toime tulla sellega, kui tõenäoliselt oleme nüüd ausad, et see inimene, kes esimesena ütleb jah, tõenäoliselt ei saa olema esimene inimene. Tõenäoliselt ei saa olema ka teine inimene. Et aga mängime korra seda mängust. Ma usun, et päris paljudel võib sellest kasu olla. Et okei, ma nüüd otsustasin, oletame, et ma tegin ka mingisuguse koduka, kuhu ma ei pannud enda, on ju. Nüüd, ma ju peaksin minema ja oletame, et ma olen täiesti uude valdkonda, on ju. Ma peaksin nüüd minema ju kuidagi nagu ütlema inimestele, et tere, minu nimi on Helena ja ma olen nagu kõige parem. Ma ei tea, kas peab ütlema, et ma olen kõige parem. Okei, ma pean vähemalt uskuma energeetiliselt ütlema seda, et kuulge, teate mis? Ma nagu päriselt usun, et ma olen selles nii hea. Sest et kui te mulle kirjutate, siis ma küsin 5000 euri tunnis. Jah, et sa pead uskuma seda, et sa suudad luua inimesele seda väärtust, on ju. Et kui ta veedab sinuga tund aega, see on talle, ta teenib rohkem, et see on rohkem väärt kui 5000, on ju. Et sina selle tunni aega lood talle rohkem väärtust kui 5000 eurot. Ja siis nagu see tuleb leida inimene. Tuleb leida inimene, kellel sa näed, et sa suudad vaata seda luua. Ja jällegi sa saad nii palju kiiremini on ju paremaks selles, mida sa teed, kui sa töötad inimestega, kes maksavad sulle. Sest muidu on selline tunne, et nagu lihtsalt ma olen inimene võib mõelda, on ju, et ta on nii halb, et ta ei oska seda, mida ta teeb, lihtsalt sellepärast, et teeb seda tasuta hästi odava raha eest ja keegi lihtsalt ei võta seda tõsiselt. Ja jällegi siis tundub, ega ma ei saagi midagi küsida või ma peaksin küsima veel vähem. Ja tulemusi ei ole ja see hakkab nagu ennast hästi on ju alla tõmbama, sest ikkagi täpselt if people pay, they pay attention ja siis sa nagu tegelikult inimene saab nagu sellest järjest paremaks. Paremaks ta näeb, et mis sellel 5000 eurosel kliendil nagu veel vaja on, mida ma veel saan juurde panna. Ja et põhimõtteliselt sa leiad selle inimese, kes on valmis seda maksma, on ju, ja siis sa näed, nagu siis sa hakkad seda toodet ja või teenust nagu nii palju lihvima, et lõpuks see ongi ülihea. Ehk siis sina soovitaksid mul ikkagi esimest klienti minna endale otsima, on ju? Et mitte teha seda, et panin selle sildi, vaata, et sina ukse taha ja lõppu, et nagu mul on siin need mänguasjad, et kui sa tahad osta, siis pane raha sinna ja helista mulle. Jah, no ütleme, ma seda strateegiat ikkagi ei soovita, aga see tundub hästi lihtne, sest kui eriti, et ma teen lihtsalt koduka ja hakkan eeldama, et on ju müügid tulevad ja kõik nagu toimib. Teine asi nüüd selle hinnaga on muidugi kaks asja, et kui sa teed seda teenust nagu esimest korda, et siis vahest on nagu hea testida, et kas keegi üldse selle teenuse eest nagu midagi maksaks. Et võib-olla ei alusta 5000-ga. 2,5-ga. Alustad 2,5-ga näiteks, on ju. Ja vaatad, on ju, et hästi tähtis on minust saada ka see esimene klient. Et põhimõtteliselt ükskõik mis hinnaga, aga sa pead ära otsustama enda jaoks, et iga kord... Ja mitte tasuta. Ja mitte tasuta, aga siis sa otsustad, et iga järgmist klienti, et ma ei võta nagu sama hinnaga järgmist inimest, vaid iga järgnev inimene on nagu siis mingisugune samm ülespoole, on ju.
seni, kuni sa jõuad sinnani, kus sa tahad välja jõuda, on ju. Ja noh, lõpuks ongi, et me saame ju nagu ma tean coach'i, kelle päev maksab 100 000, üks päev, on ju. Mina tean 10 000 eurose tunni hinnaga coach'e. Nii et ehk siis selles mõttes see... ja nad on nagu eestlased. Nii et 5000 ei ole tegelikult on ju mingi number, et see ei ole midagi võimatut, aga kui sa hakkad neid hullult otsima, et see teeb üldse tasuta, see küsib 100 eurot, on ju. Ja ongi see ringi vaadates on, me tapame oma selle loovuse loomingulisuse ära. Et noh, nii kui me hakkame tegelikult, see on ka see sama põhimõte, et mulle väga meeldib, et sa õpetad ka oskust, on ju, aga noh ikkagi, et go find your own way, on ju. Et see üks ühele üle võetud mudelid. Et noh, mina ei ole sina, on ju, just. Et jah, mul on vaja mingisuguseid oskuseid, mul on vaja teadmisi. Noh, piltlikult öeldes on see, et kui ma tahan heegeldada tekki, ma pean õppima heegeldama. Aga nüüd, kuidas ma seda tekki heegeldan, mis värvi, just. See nüüd peaks olema minu looming, mitte niimoodi, et ma tulen ja see õpetab mind heegeldama ja ütleb mulle ka, et mine nüüd selliseid tekke heegeldama sellise mustriga. Ja mine neid Raekoja platsi müüma sinna. Ja sellise hinnaga. Ja selle hinnaga. Ja siis, kui sa kliendi näed, siis kõneta teda ka niimoodi, selle repliigiga iga jumala kord ära üldse nagu süvene, kes ta on. Aga noh, by the book kogu aeg tee nii, on ju. Aga hästi palju me näeme seda, on ju. Ja mis sellest tekib, on see, et inimene hakkab arvama, et asi on minus. Et mina lihtsalt ei oska, sest temal ju töötab. Just. Ja kui temal töötab ja minul ei tööta, siis järelikult asi on minus. Aga noh, tegelikult ongi, et me ei saa nagu, me oleme täpselt nagu, me oleme kõik erinevad, on ju, et igaühel on see erinev viis ja noh, kui me sellest aru saame, et me peame lihtsalt leidma selle oma viisi, aga nagu, mis ei muutu, on nagu psühholoogia, on ju. Et põhjused, põhjus, miks inimene ostu teeb, on sama, aga see viis, kuidas me müüme, on erinev, on ju. Et me lihtsalt, kuidas me jõuame selleni, on ju. Et mingid sellised nagu seosed ikkagi on. Okei, aga ma küsin sult nüüd selle teise keerulisema küsimuse, samasse teemasse ka keerulisem küsimus, kui ma olen nüüd madala hinnaga müünud asju. Ja vaat see on see, ma arvan, mida me Eestis väga palju näeme. Ja ma ütlen, täiega jumala palju isiklikku kogemust lehvitan kõigile, on ju. Et see on tegelikult ju palju keerulisem koht, sellepärast, et okei, kui ma nüüd alustan, on ju, siis täna on nagu ju väga palju võimalusi, ma saangi võtta coach'i, eks ju. Ja ma saan juba teha nii-öelda mingid sammud nagu kuidagi teadlikumalt, ma ei taha öelda õigesti, sest et ettevõtluses sa nagu nii paned pange ja noh, on ju, et selles mõttes see on niisugune maraton ja see nagu nii käid käpuli ja esimest maratoni sa tõenäoliselt ei võida, eriti kui sa pole harjutanud, siis sa kindlasti seda ei võida, aga noh, joosta tasub ikkagi, aga et see on ju väga palju keerulisem koht. Absoluutselt, ja ma olen ka seda teinud, et me kõik oleme ka raamatuid müües, et ma alustan mingi väiksest asjast, on ju. Ja siis küsin ja siis ma olen ise oma nahal, vaata niimoodi lihtsas keskkonnis, just kui ette joonistatud mustri järgi saanud aru, kui raske seda switchi on teha. Et palju lihtsam on nagu alustada kohe kõrgelt, aga selleks ma pean olema valmis vastu võtma seda eid, on ju. Ja see oli minu strateegia näiteks, kui ma müüsin raamatuid, on ju, paljud alustasid nagu sellisest, noh, ütleme vaesemast piirkonnast, kus inimesed olid sõbralikumad ja nad ostsid väiksemaid asju, aga vähemalt ma sain selle edu elamuse kiiresti. Aga minu strateegia oli see, et ma alustan nagu rikkast ja ma saan selle nime. Ja pärast kõik ostavad lihtsalt selle ühe nime pärast. Aga ma teadsin, vaata see on, et kui sa küsid need eide kohta, on ju, siis meil kõik tegelikult sõltub meie ootustest, on ju, et kui me loome nagu endale selle ootuse, et ma nüüd lähen ja esimene inimene ostab, on ju kohe, siis nagu sa ütlesid, et tavalist esimest maratoni me nagu ei võida. Ja see on väga okei, on ju, ja see ei tähenda, et me teeme midagi valesti või et see ei tähenda, lihtsalt me natuke võtab aega, et me saame selle õige jooksutehnika kätte, saame aru, okei, on ju, kui kiiresti mingit distantsi peaks läbima, ma tegelikult ei ole üldse maratoni jooksja. Ma ka ei ole, aga ma nagu nõuta kaasa. Ja, et aga põhimõtteliselt, et ma isegi ei tea, kui kiiresti ma peaks alustama, kui kiiresti ma peaks lõpetama, et ma lihtsalt nagu sa ei tea, mida sa ei tea, on ju, see tulebki nagu kogemusega. Aga ühesõnaga see ootus on ju. Ja kui ma nüüd esimest maratoni ei võida ja mõtlen, okei, järelikult jooksmine ei ole minu teema. Ja siis on need teised ju, kes jooksevad maratoni juba nii pikka aega ja nad ju oskavad täpselt seda kõike ja ma üldse on täiesti pime, kuidas nad sinna mäkke jõudsid, sest ma näen ainult seda, et nad on tipus, on ju. Ehk siis nagu mina on see,
ja hästi palju ma usun ikkagi sellesse nagu visualiseerimisse ja selles, et ma tean, et see inimene on, ma ei tea, kus ta on ja ma ei tea, millal ta tuleb, aga kuskil on see inimene, kes on valmis mulle 5000 € tund maksma, on ju. Nüüd kõik arvab, meie tunni hind on 5000 €. Kusjuures ma just tahtsin öelda, et suure tõenäosusega inimesed selle saate lõpuks on meie tunni hind 5000 €. Kusjuures mina ei tunne küll ennast mugavalt, et 5000 € küsida täna veel. Mulle just tundus, see võib päris hea summa olla. Aga mulle tundub, et ma suudan leida kuskile sinna kanti mõne muu summa, mis... Aga see 5000 tunnis kõlab ikka tõesti hästi. No vaat, aga siis on see, et sa võib-olla täna ei tunne mugavalt, aga siis sa töötad ennast sellesse mugavasse kohta oma teenusega ja oma ei, mulle tegelikult vist tundub, et mul on vaja sisemaailmas ennast sinna rohkem töötada. Ma mõtlengi. Aga see kõlab tegelikult nagu... See on ilus number. On ju? See on ilus number. Kas sul on ka järgmisest kuust alates on tunni hind 5000 €? Tundub nii. Nii et siis... Okei, aga räägime nüüd, kuidas räägime eidest ja siis anname paar head nõuannet või siis ma loodan, et sina annad paar head nõuannet, et mida siis tegelikult teha selles ülikeerulises kohas. Et noh, et olengi näiteks müünud mingi ala turu keskmisega, mis ongi madal, on ju, pigem väga madal. Ja et kuidas nagu, sest see on tegelikult ju selline nagu taassünni protsess. Et ma lasen ju lahti nagu kõigest vanast kliendist, nagu kõigest, mis ma teinud olen, kui ma tahan sinna minna. Aga paratamatult sinna sa ei saa ka minna, kui sa ei õpi neid eisid ja hukkamõistu ja hinnanguid ja noh, kõige sellega toime tulema. Sellepärast, et kui sa liigud sellest odavast kohast 5000 €, no mängime ma arvan, 5000 on piisavalt palju Eestis, et see on nagu see 5000 € tund on kõrge hinnaga müümine, on ju. Et kui sa liigud näiteks mingi 100 € tunni hinna juurest 5000 € tunni hinna juurde. No ma arvan, enamus inimestele see on liiga suur jump korraga, et ma alustaks nagu väikeste sammudena. No ütleme nii, et 100 € pealt 500 peale. Ja see võib ka olla nagu, ütleme niimoodi keeruline, aga selleks peab, noh, lihtsam on see, et sa kogu aeg tõstad näiteks 100, siis sa saad juba natuke enesekindlust, siis paned juba 200 juurde, siis paned 300 juurde, siis paned 500 juurde, et sa lähed nagu mingisuguste sammukestena, on ju. Või teine variant, mida võib teha, on see, et sa põhimõtteliselt lihtsalt ütled nagu selle välja. Ja seda peaks ka harjutama. Vaata seda välja ütlemist, siis see peab tulema enesekindlalt. Et jah, et me töötame koos ja niimoodi me töötame, minu tunni hind on 5000 €, on ju. Ja kui ma ütlen seda esimest korda kliendile välja, kui ma olen kliendiga koos, siis see kõlab nii, et no tunni hind on 5000 €. Ja see on endal nagu süda paha, nagu siuke. Ja siis on nagu see, et me ei julge talle isegi otsa vaadata, on ju. Ja tead, teine asi on see ka, et seal ei tohi seda desperation'it taga olla. Et noh, okei, meeleheide eesti keeles ei ole nii hea alternatiiv, on ju, aga tegelikult seda on võimalik teha ainult siis, kui sa ei ole sellises, noh jällegi neediness, noh. Ma räägin, mul vahepeal eesti keeles ei ole häid vasteid mingitele sõnadele, on ju. Ja, noh, et sul ei ole tegelikult vaja, on ju, seda... Ja seda sükest nagu meeleheidlikult, et ma ei pea müüma, see ei ole minu jaoks elu ja surma küsimus, sest et mulle endale vähemalt tundub, et kui me räägime nagu luksuskaubast, on ju, noh, ka siis teenustest, mis lähevad juba kategooriasse luksuskauba hind, on ju, siis seal ei tohi ruumi olla sellele meeleheitele. Kindlasti. Ja noh, ühesõnaga, et kui sa niimoodi tahad, teine variant on see, et sa lihtsalt nagu, noh, esiteks sa harjutad seda ja sa ütled selle lihtsalt välja ja sa võtad seda nagu mängu, sest tegelikult elu on ju nagu, ongi mäng, on ju, ja müük on ka mäng ja mina võtangi, et nii põnev, vaata. Et ma ütlen 5000 ja vaatan, mis saab, nagu, mis vahet seal on mis on kõige hullem, mis saab juhtuda, on ju. Ta ütleb ei. Ta ütleb ei. Ja siis ta võib-olla lihtsalt ütleb, et nii kallis, teised teevad odavamalt. Ja okei, aga siis mina alati ütlengi, et nagu, ma ütlen nagu välja selle, et sa kindlasti leiad kellegi, kes on odavam. Et ma ei ütle, et see on see nagu standard, on ju, et ühtegi odavamat ei ole. Ma ütlen, et sa leiad kellegi, kes teeb seda tasuta. Ja sa leiad kellegi, kes teeb seda nagu võib-olla mingi 100 € tund, on ju, aga minu hind on see. Ehk siis nagu ma ei hakkagi nagu mängima seda mängu, et see on ainus hind, mida saad turul maksta, aga mis see nagu teeb inimese peas kohe? Sa paigutad ennast kohe, jah. Ja see, aga ma ei taha seda odavamat, on ju. Ma ei taha seda nagu 100 € on ju. Ehk siis nagu
et seda ei tasu nagu karta ja umbes nagu mängid siukest mängu, et jaa, et turustandard ongi, et keskmine nagu, sest inimesed ju saavad nii kiiresti teada, mis need hinnad on ja eriti kui need on erinevad, et ei olegi isegi mõtet nagu minna sinna, et okei, see ongi nagu see hind, sest see tuleb ju kohe välja. Vaata, kui naljakas, et me peaksime justkui nagu põhjendama või õigustama seda. Ma olen selle peal nii palju mõelnud. Just, sest et sa ei lähe ju näiteks, ma ei tea, Chanel'i poodi ja nad ei selgita sulle. Noh, nad ei hakka sulle põhjendama, et aga tead, tegelikult see on nii hästi meil siin Hiinas õmmeldud, et need Hiina tehase töötajad on siia nii palju hoolt ja armastust sisse pannud. Või siis nagu, no minu eest disainerriided. Nad ei õigusta, nad ei põhjenda, nad lihtsalt on. Jaa, kuigi vahest seda nimetatakse nagu price build-up, ühesõnaga summer ja price build-up, et nagu sa ikkagi sõltub, on ju, kui sa lähed Chanel'i poodi, siis sa juba eeldad, on ju. Sa kind on nagu tead, sest nad on eelstory rääkinud, on ju. Sa tead, et see on hea bränd, on ju. Aga kui see ei ole veel, et siis ma küll ikkagi nagu põhjendaks seda väärtust. Et ma inimesele ikkagi nagu jagaks seda, et miks see on seda hinda väärt. Ja tegelikult ehitaks selle hinnaga kõrgemaks, et tegelikult see teenus, mida sa saad, see tegelikult oleks väärt 10 või 20 000 tunnis. Aga noh, ma praegu lihtsalt, mul on nagu nii odav, et see praegu saad 5000-ga, et see on nagu sooduspakkumine enam-vähem. Et ikkagi inimesed tahavad alati saada head diili ja on vaata mingid kaubamärgid või mingid kohad, on ju, kes on nagu selle eeltöö ära teinud, et see inimene juba teab, kui hea see on, on ju. Aga kui seda ei ole, kui sa oled tegija, siis kõigepealt jällegi sa pead ise mõtlema välja, kuidas sa eristud, miks on ju, miks nad peaks just sinu käest vaata saama seda. Ja miks see hind on tegelikult seda väärt ja mis kõik nad selle eest on ju saavad. Nii et ikkagi nagu sa ehitad selle hinna nagu kõrgemaks ja siis sa nii-öelda tropid selle, et tegelikult see on nagu hea diil, sest inimene tahab alati saada head diili, et ta tahab tunda alati, et see on nagu hea diil. Ja noh, mingil hetkel ongi see, et kui sa oled saavutanud nagu teatud leveli, on ju, oma nagu industris, sa oled nagu see Chanel, on ju. Siis keegi enam ei küsi. Jah, et siis sa ei pea enam nagu põhjendama seda hinda, see lihtsalt hind on ju. Aga noh, niimoodi esimestega. Aga kas kuidas sa suhtud muidu nendesse soodukatesse teenustes? Sest et vaata, see on minu meelest siuke järgmine hästi liberada, on ju? Noh, kus nagu kusagil see võib töötada. Ja muidu mul endal on olnud nagu siuke põhimõte, ma ei mäleta, kust ma seda esimest korda kuulsin, aga väga ammu. Ja siis ma hakkasin seda jälgima. Et noh, et okei, digitoodete või nagu toodetega. Tavaliselt soodukad kaubanduses tehakse ikkagi siis, kui tahetakse millestki lahti saada. No või siis nagu harjutada siin mingisuguse tootega, on ju. Sellepärast, et Värskal on hullult hea magneesiumivesi ja nad on mu ära harjutanud sootsa hinnaga, on ju. Ja siis juuksekarsuus. Kuudna nagu. Sorry, ma ei saa seda vältida, sest kui see on juuksekarsuus, siis see on lihtsalt ilgelt ebamugav. Aga et mind on Värska ära harjutanud oma magneesiumiveega. Nad harjutasid mu ära, siis kui see oli soodushinnaga kõigepealt 1,29, siis ta oli 1,39, ma teadsin, et see tõuseb, on ju, aga see oli nii hea. Ja nüüd on selle hind nagu 2,29, aga ma olen juba harjunud, on ju. Noh, I'm hooked. Selles mõttes, et ma maksan nagu euri rohkem, mis on nagu päris palju. Aga ma teen seda, sest et I'm hooked. Aga muudes kohtades, eriti kui me räägime sellest, et okei, et noh, minu tunni hind on nüüd näiteks nagu, ma ei tea, 5000 euri, on ju. Aga nüüd sulle, my friend, good price, on ju. Noh, teeme tonniga. Et vaata, toodetega on see nagu üks asi, on ju. No, et mul on oletama, et ongi mingi digitoode, on ju. Ja nüüd on mingisugune pakkumine kampaania. Aga ma olen ise nagu palju, kuna ma olen seda palju vaadelnud, siis ma olen seda märganud mingites muudes valdkondades. No näiteks iluteenused. Et kui mina oletame, et käin kogu aeg kusagil maniküüris või pediküüris, ja ma kogu aeg maksan, paneme ümmarguste numbritega, oletame, et 50 eurot, on ju, hoolduse eest. Ja nüüd järsku on sooduspakkumine, et nüüd saab 25-ga. Ja tead, ma eelmine nädal alles käisin, maksin 50 ja ma olen pikka aega käinud. Ma olen see pikaajaline klient. Ja nüüd saab 25-ga. Järelikult sa oled kogu aeg mulle tünga teinud sellepärast, no see on see psychology, on ju. Ja see on minu meelest sellepärast on see nagu nii liberada, sest ma olen nii palju näinud seda. Noh, eeskätt enda tutvusringkonnas, et nagu tehakse neid sooduspakkumisi ja just teenustele, noh, et massaaž või konsultatsioon või coachingu sessioon, on ju, et muidu mul on nagu tavahind on, noh, ütleme, et 300 eurot tund, on ju, nüüd sa saad sotiga. Aga kui mina olen sinu püsiklient, kes maksab sulle 300 euri tunnis? Sellepärast ongi nagu
nagu keeruline hinda langetada, on ju. Once you're there. Et selles mõttes see püsiklient ei tohiks kunagi maksta ju nagu suuremat, on ju, hinda. Just. Et noh, kui on teine tingimus, on ju, siis on okei, on ju. Noh, näiteks see, et see on kohe algusest peale nagu fair game, et ütleme näiteks, et hind on selline, aga kui sa näiteks maksad terve aasta, siis on mingi... Ja okei, see on midagi muud. Aga jah, et mitte nii, et täna mul on selline hind ja homme on nagu teine hind, siis see jääb ju täpselt on ju kliendi segadusse ja siis ta on see, et okei, ma ootan veel nagu 3 päeva, äkki tuleb siis veel parem hind. Sest ma olen hästi palju kuulnud enda, kuna ma olen sellel teemal palju rääkinud, on just mõtlen, et mind on see hästi huvitanud just selle psühholoogilise poole pealt, et tegelikult nagu toodete hinnaga, see on okei, kui sa teed kampaaniaid. Või näiteks, et okei, on ju, et ma teen sulle enda püsikliendi soodustuse, mida mul püsiklient saab. Seda ma teen ka. On ju, nii tore, et inimene ikkagi tahab alati saada seda head diili, aga noh, siis ongi, et see nagu jääb, on ju. Et see ei hakka tõusma, et siis see diil nagu ongi temale. Et sa maksad ükskord 25 ja siis see ongi 25. Aga nüüd, kui ma oletame, et mul on see mis me oletame ikka, on ju, tunni hind on 5000 eurot. Et ja siis ma ütlen sulle, et okei, et muidu mu tunni hind on 5000 eurot, aga noh, ma mõistan, et on raske tähed mõnel, on ju. Jaa, aga saad aru, mida ma tegelikult siis ju teen, on ju? Actually, it's not a good thing to do. Jah, hästi erinev lähenemine on sellele. Ma ütlengi, et see on nii vastuoluline teema. See on hästi vastuoluline, sest vahest mõned kasutavad seda, et okei, et ma tahan sind nagu aidata ja tegelikult mu tunni hind on 5000, on ju. Aga ma näen, et sul praegu on nagu võib-olla see keeruline maksta, et teeme sellise diili, et ma teen sulle sooduka, et see on näiteks mingi paar esimest konsultatsiooni ja siis nende konsultatsioonidega me tõstame sul nagu sinu teenistuse nii kõrgele ja siis on see tavatunni hind, on ju. Et ma teen lihtsalt nagu, et see on nagu hästi erinevad, see on lihtsalt selline, ma arvan, et seal ei ole õiget ja vale vastust, on ju, kuidas seda teha selle hinnaga. See on lihtsalt see, et sulle peab endale olema see väga okei, on ju, et see niimoodi ongi, et jah, nagu raske on niimoodi ühte vastust anda, on ju. See ongi ju nii, nagu mitmed rahuline nagu mäng, on ju, et kuidas seda hinda timmida. Et mina usun, et paljudel juhtudel ikkagi, et saada see eduelamus on okei teha nagu soodukat, et näiteks alati ma alustan ja ma saan vähemasti selle esimese kliendi, on ju. Ja ma saan selle tunde, et inimesed ostavad. See on hästi oluline tunne, et ikkagi see toimib, see töötab, on ju. Et näiteks, et su poeg saab selle esimese kortsuspluusi müüdud ja tal tekib kohe see confidence. Okei, see töötab, on ju. Et siis ükskõik mis hinna või ükskõik kuidas sa saad selle nagu eduelamuse võimalikult kiiresti ikkagi, on ju, kätte, sellepärast, et lõpuks on see, et kui seda lihtsalt ei tule ja ei tule, siis lõpuks ikkagi see hind langeb või see... Ja see ongi see kõige nõmedam koht. Kõnnin ära, teemad paistab. Ja siis annan alla, on ju. Ja siis I'm going down. Et mingid sellised, ega see hinna teema ongi hästi raske ja ma tean, et mõned on lähenenud sellele niimoodi, et neil on nii-öelda et nad ise ei suuda nagu hinda tõsta, aga nad võtavad ala assistendi endale, kes ütleb hinda või saadab arve, on ju. Et siis ongi see, et okei, et ma nagu kuidagi mul on nii raske seda hinda öelda, aga ütleb, et hinna suhtes räägi minu assistendiga ja siis assistent ütleb, et hind on selline, sest temal ei ole mingit emotsionaalset vaata. Ja. Aga kuidas sa suhtud sellesse, kas see on muidu hea lahendus? No mõnel juhul see on hea lahendus, et kui inimene ise nagu ei suuda seda teha, et siis lihtsalt nii-öelda on tal keegi, kes... Sest tegelikult assistent ju justkui nagu juba energeetiliselt ütleb ka, et see inimene ei ole nii approachable, mis juba nagu teatud mõttes ju, eks ju. Sest ma olen ise selle peale mõelnud. Et tegelikult ju, kui mina olen ka nagu kuidagi ühendust võtnud, on ju, siis tegelikult nendes kohtades, kus ma maksan rohkem, on see vahelüli alati olnud. Jah, et ühesõnaga seal on nagu väga sellised erinevad lähenemised, et aga me peame olema nagu valmis selleks, et kui me hinda tõstame, et lihtsam on panna kohe mingi hind ja siis me peame olema valmis ikkagi võtma vastu seda eid, on ju, aga ma tean, et kuskil on see klient olemas ja ma otsin seni, kuni ma leian ja ma saan aru, vaata, müügis on jälle see, et nii tähtis on, öeldakse, et tundub, et hea müügiinimene on see, kes oskab palju rääkida. Tegelikult tasub kuulata. Jah, just absoluutselt, et tegelikult kui üks klient ei ostnud, on ju,
aga ta ütleb meile kuidagi, annab mingi väikse vihje, miks ta ei osta, siis me järgmises korras nagu paneme selle, et me nagu tuunime enda seda sales pitch'i, mitte nagu ei langeta ei jää kinni, ei saa. Jah, et tegelikult seal oli ju nii palju põhjuseid, miks inimene ei ütles, et võib-olla oli temale jumala vale aeg, on ju. Tal võis olla just see, et okei, on ju, just ma ei tea, katus läks katki ja tal läheb sinna mingi 100 000 on ju, või 10 000 või mis iganes summa on ju. Ja tal on see, et okei, praegu ma kuidagi ei õigust ja see asi ei ole üldse selles teenuse pakkujas on ju. Aga me mõtleme kohe, et kui inimene ütleb ei, siis järelikult asi on nagu minus on ju. Aga tegelikult võib olla seal hästi palju rida põhjuseid, mida me ei tea. Ja ma tegelikult tahakski öelda, et mulle tundub, et jällegi see on Eestis on nii. Ma ei tea, kuidas mujal maailmas on, aga mulle tundub, et meil on nagu, mul ei ole raha või liiga kallis, on ka nagu siuke sotsiaalselt aktsepteeritav. Igal pool on. Et ma tahangi nagu kuidagi öelda, et mulle tundub, et väga tihti öeldakse, et liiga kallis, ka siis, kui tegelikult asi ei ole üldse hinnas. Noh, sest see kõlab, öeldakse, noh, et see kõlab nagu lihtsalt öelda, et noh, mingis öeldakse ka, et inimesed ei ütle, mida nad mõtlevad või ei mõtle, mida nad ütlevad, on ju, või ei räägi täislausetega. Ehk siis nagu noh, see on lihtne öelda, see on kõige lihtsam, mul hetkel lihtsalt ei ole võimalik, on ju. Liiga kallis. Ja siis sa näed, kuidas ta järgmisel hetkel maksad kellelegi teisele 2 korda või 3 korda suurema summa, et see kunagi ei ole nagu selles rahas. Noh, täpselt nagu see, et noh, sa saad mingisuguse sa saad Porsche, on ju, keegi müüb sulle mingi 3000 euroga. Iga inimene leiab see 3000 eurot, on ju. Aga näiteks mingi ütled, et minu coaching on nagu 3000, ei ole raha, on ju. Porsche coaching. Jah, et no tegelikult ongi, et see asi ei ole nagu kunagi selles summas, vaid see on selles, et inimesed ju võtavad laenu, et osta mingeid koolitusi ja nii edasi, kui nad on müüdud sellest, et neil on seda vaja. Aga nagu põhimõtteliselt, kui inimene ütleb ei, siis tegelikult ütleb, et ma ei ole veel müüdud, et mul on seda vaja, on ju. Et ta lihtsalt nagu mingi pusletükk on puudu, on ju. Kas see emotsionaalne või noh, see jällegi emotsionaalne tajutav väärtus ja hind ei lähe kokku. Just emotsionaalne tajutav väärtus. Küsimus on alati nii-öelda ongi tegelikult väärtuses, mida ta tajub, on ju, mitte hinnas, mida sa ütled. Ja siis saab alati lihvida seda, et okei, on ju, et kuidas ma seda väärtust siis nagu tõstan. Just tajutavat väärtust. Ja seda ma tahaks täiega rõhutada sellepärast, et mina olen kogu aeg tõstnud seda nagu sisulist väärtust. Ja noh, siis tihtipeale, et nad hinna samaks, on ju. Aga tegelikult küsimus on tajutavas väärtuses. Et küsimus ei ole nagu niivõrd selles, et kui palju sina tõmbled, sest tegelikult nagu mida rohkem su klient eriti coachingu valdkonnas maksab, seda rohkem ta teeb ise selle töö ära. Et noh, iseseisvamad kliendid on ju. Aga ikkagi, Annika, ole hea, anna palun mingid 3 niisugust head nõuannet kõigile neile, kes täna võib-olla on selles kohas, kus nad võib-olla praegu ka kuulavad meid ja mõtlevad, et issand, kui loll ma olen olnud, ma olen kogu aeg nagu küsinud vähe, on ju, ja tegelikult, ja see on minu meelest nagu, ma näen seda väga palju kõrvalt ja otse loomulikult, noh jällegi isiklik kogemus on ju, aga et kui paljud inimesed üritavad väga vinget kvaliteeti ja me Eestis teeme tegelikult hullult head kvaliteeti ja eesti keeles tihtipeale ja me teeme eesti keeles nii palju paremat kvaliteeti, kui tehakse nagu inglise keeles worldwide, ma arvan, et sa oled seda juba näinud, on ju. Ja siis me üritame nagu seda kvaliteeti veel tõsta, aga siukse nagu hinnaga. Et nagu üritan küsida võimalikult vähe ja samas ma nagu üritan kuidagi nagu lihvida teemanteid, mitte millegi eest, on ju. Et kõik nüüd need, kes võib-olla nagu tundsidki, et okei, davai, et vaata kui äge on ju, et ma nüüd kuulen seda tore, ma olen 10 aastat oma valdkonnas tegutsenud, ääri-veeri ellu jäänud, jumala vähe küsin, ma nagu ei tea, hingan sügavalt sisse, okei, ma saan aru, et on mingi teine võimalikkus, aga kuidas ma siis nüüd sellest kohast, kus võib-olla ongi, et mul on näiteks mu hind kogu aeg on avalik olnud kodukal, on ju. Näiteks kõik teavadki, et ma ei tea, et ala ma teen massaaži 50 eurot tund, on ju. Või et ma näiteks teen teraapiat, ma ei tea, ka 50 eurot tund, on ju. Ja nüüd ma nagu tunnen, et okei, et tegelikult, noh, meil muide on inflatsioon ka, eks ju, võib-olla märkasid, me kõik märkame, ma arvan, et kuule, aga see enam ei sobi, on ju. Et ma olen nagu pikalt ellu jäänud ja ma saan nüüd aru, et noh, nii enam jätkata ei saa, et okei, mul on vaja nüüd nagu hinda tõsta või siis noh, soovitatavalt hinda tõsta, ei pea alati valdkonda vahetama, aga et kuidas nüüd siis seda teha ja noh, see 50 pealt 55 peale, no ma just üks lollimaid asju, sellepärast, et see tekitab pahameelt püsikliendis. Noh, et mis mõttes nagu enne oli 50, nüüd on 55, on ju. No okei, tegelikult ma neelan alla, vahet ei ole, on ju. Aga et oletame, et nüüd 50 euro pealt tahaks minna 3 kuuga 500 euro peale. Mitte nagu üleöö, vaid nagu 3 kuuga, on ju.
et millised võib-olla sellised 3 sellist praktilisemat nõuannet või noh, kui neid tuleb 4 või mingi muu X hulk on ju, et kas sul oleks mingeid häid nõuandeid anda, et mida see inimene võiks teha? Üks hästi hea raamat on see, et 10 korda lihtsam on või 10 korda, et see on 10x is easier than 2x, ühesõnaga 10 korda kasvada on lihtsam. Dan Sullivan oli üks vist, ühesõnaga. Ma arvan, me saame selle. Jah, panna ka on ju. Esiteks, no, aga idee selles, et 10 korda kasvada on lihtsam kui 2 korda. Ehk siis just kui 50 pealt 500 peale minna versus 50 pealt 100 peale minna on ju. Ja see idee on selles, et sa ilmselt kaotad kliente. Et sa ilmselt ikkagi nagu, kui ma tõstan oma teenust nüüd 50 pealt 500 peale, siis enamus... Minu vana klient on läinud. Ja sinu vana klient on läinud, aga mitte kõik. On mõni klient, kellel see on okei, sest ta lihtsalt nii väga armastab seda teenust ja sa ütled, et tead, et nagu lihtsalt nii on ju, et ma saan aru, kui sa ei soovi jätkata, aga noh, mis iganes, et ma nüüd kuidagi on ju ikkagi ilusti natuke ma võib-olla põhjendaks seda, võib-olla isegi ei pea põhjendama on ju, ehk siis sa teed selle hüppe ära on ju ja siis sa oled valmis selleks jällegi, et sa ei eelda, et kõik need kliendid jätkavad on ju, aga kui sul jääb 10-st 1, sa oled juba võitnud. Sa töötad 10 korda vähem ja teenid täpselt sama palju ja nüüd see üks inimene, kes saab sulle maksta 500 eurot tunnis, nagu kes on tema sõbrad? Need samad inimesed, kes saavad ka maksta sulle täpselt. Et sa nii-öelda saad nagu kasvada sealt on ju. Et ja juba see ka, et ütleme, et noh jah, et see on päris suur on ju teenushinna tõus 50 eriti Eestis. Ja, et võib-olla sa siis tahadki nagu mõeldama, et aga noh, sa võid mõelda, et okei, kuidas ma saaksin mitte võib-olla tõsta seda tunni hinda kohe 10 korda, aga kuidas ma saaksin teenida 10 korda rohkem. Ja siis vaata, kui ma tahan lihtsalt kasvada 2 korda, siis neid strateegiaid on mega palju, mida ma saaksin teha. Et kui ma tahan nagu natuke kasvada, on kõige raskem minu arust. Sest nagu ma võin minna, nagu ma võin kõike teha natuke paremini ja see juba peaks nagu töötama. Aga kui mul on see, et ma tahan nagu 10 korda rohkem teenida, siis sa ei saa enam vanaviisi. Jah, sa ei saa vanaviisi, sa neid strateegiaid lauale jääb väga palju vähem, sa pead midagi päris fundamentaalselt on ju muutma oma selles ärimudelis. Ja samas tihti me peame ise ka kasvama, et ega ettevõte ei kasva ju rohkem, kui meie kasvame on ju. Et me peame ise endaga ka hakkama siis nagu tööd tegema ja see, ma arvan, on nagu selline ebamugavam koht isegi, et ma pean ise tegema midagi on ju teistmoodi. Et ega see, kuidas ma runnin mingisugust 50 000 businessit või 100 000 ei ole päris sama, kuidas ma miljoni businessit on ju teen. Rääkimata sellest, et lihtsalt maksan endale palka. Ja juba see, et noh, see sisemine tööd, ma olen valmis seda raha vastu võtma ja ma kuidagi nagu ei friigi välja, kui keegi siis maksabki ja noh, kõik sellised väiksed elemendid. Aga jah, et sõltub teenusest on ju, et ma ei oska öelda, et kui üks massöör nüüd läheb on ju 50 euro pealt 500 peale tund on ju, et palju tal neid kliente jääb, et võib-olla ei jää kedagi, aga siis ta peab leidma lihtsalt selle õige aga samas turu. Jällegi, see on nagu nii hea oleks nagu rõhutada, et vaata tundub jälle, et on mingid valdkonnad on ju, noh, et justkui executive coaching on nagu, kui me räägime teenustest, et jääb mulje, et nagu executive coaching on ainuke, kus nagu makstakse palju on ju. Aga tegelikult me ju teame nii palju ka massööre, noh, tippsportlased, kuulsused, kelle tunnihind on vähemalt sama kallis kui executive coachil. No see ongi, et tegelikult võib-olla sa pead lihtsalt muutma natuke seda oma sihtrühma, et see nagu see Mari, kes käis on ju, et tema enam ei maksa seda, aga sa leiad selle Jüri, kes maksab on ju, et noh. Ja selleks, et Jüriga samal tasandil kokku saada, pead sina ka muutuma. Et võib-olla pead natuke kohendama, ostma seal uued puhtad nagu kateretid sinna massaažilaua peal, võib-olla pead kolima natuke ägedamasse ruumi, võib-olla pead midagi muutma on ju veel ja pigem see, et sa pead endaga ikkagi päris palju selg-sirgu ja päris palju ilmselt tööd tegema, et sa oleks valmis seda vastu võtma. Aga noh, samas kõik on otsus. Mina ise tunnen, et see muutus tuleb nagu otsusest, et ma lihtsalt teen seda ja lihtsalt for fun. Et mitte nagu sellest, et mul on vaja, aga lihtsalt, et why not on ju. Et kuna kuulasin ühte hästi ägedat podcasti, ma ei mäleta, kes see oli ja mis see, aga noh, selline business podcast on ju, usakas rääkis, et ka selline äge naisettevõtja ja siis ta ütles, et tema see business põhimõte on mitte, et what if, vaid why not nagu, et mitte, et kogu aeg, et mis siis kui ja mis siis kui, aga miks mitte.
Ja, et miks see mitte kõlab nii nagu hästi. proovida, miks mitte katsetada ja vaadata, mis juhtub, on ju. Ja tegelikult mul täpselt ongi, ma ise siis nagu ma ütlesin ka alguses, et ma ise vaatan, kui ma võrdlen, siis ma võrdlen nagu, mis mina tean is the best, on ju. Ja, et kuhu ma saan veel minna. Ja siis ma mõtlen, et okei, kui seal on inimesed, kes seda saavad, siis kindlasti saan mina ka. Ma pean lihtsalt leidma selle viisi ja ma olen valmis nagu panema sinna piisavalt palju sisse, et sinna jõuda ja noh, siis kõik on võimalik, on ju. Mulle nii meeldib see sinu see sihuke suhtumine ja vaata, see ongi, see on jälle teekond, on ju. Et noh, et ka sina ei sündinud sellise vibe'i ja sellise suhtumisega. Ja see on nii äge, et sa selle fun'i, noh, sa korduvalt seda fun'i sisse tood. Mul just üks hea tuttav tuli hiljaaegu USA-st tagasi ja siis ma küsisin ka, noh, et kuidas on, ja siis ta oli sihuke, et tead, ma olen nii palju raha kulutanud. It has been such a fun experience, et kuidagi nagu seal osatakse seda muuta fun'iks. Siis kui sa tuled Eestisse, siis vaata, noh, millest me tegelikult, me oleme siin selle müügi ümber juba jumala pikalt tantsinud, on ju, ja noh, meil on ka aeg seda tantsu hakata vaikselt kokku võtma, aga et tegelikult see vibe seal taga on ju nii oluline. Vibe on kõik, on ju. No täpselt. Ja mulle tundubki, et noh, USA-s ja ka mingites muudes kohtades suhtutaksegi sellesse mängulisemalt. Ja noh, otse loomulikult sina oled ka saanud puudutatud sellest keskkonnast. Ja see on ka see sinu magic, mida sa nagu, no mida paljud meie ruumis ei ole kogenud ja ei tea, on ju. Aga et meil Eestis on ikkagi tavaliselt müük on häbi, piinlikkus, süütunne. Noh, kuidas ma siis nüüd tulen küsin, äkki sul jääb nüüd nagu vähemaks või võtan sult äkki midagi ära või et hea inimene ikka aitaks ju teist inimest nagu tasuta, eks ju. Ja meil on nagu nii palju seda vundamenti, millega töötada, et ma nagu täiega tahaks võib-olla isegi rõhutada siin, et kas või pane korra kirja kogu see jura, mida sa endale räägid. Et noh, see sama on ju, et aga ma tahan ju aidata nagu, või siis põhivärk on see, et kui see on sinu jaoks fun, et noh, kuidas ma siis nagu palju raha küsin, et liiga lihtne ja fun ka veel on ju, aga et tegelikult oled sa nõus, et kuskil mujal riikides suhtutakse nagu müüki kergemalt ja nagu it's more fun? Ja võib-olla küll, et no rohkem seda võetakse, et see on nagu numbrite mäng. Vaata, see on see, et ikkagi mäng on ju. Ja, mis on fun. Mis on fun. Me ei mängi ühtegi mängu, mis ei ole fun. Ja sa pead enda jaoks selle tegema nagu ägedaks, on ju. Et kui ma käin ja korutan, et oi kui raske, et siis see ongi raske. Või siis see, et ma leian nagu neid ägedaid elemente, mõtlen, issand kui lahe ja vaata, mis ma praegu õppisin ja vaata, mis katsetasin seda, see töötas, see ei töötas. Esimene tüüp, kes maksabki mulle 5000 € tunnis. Ja see on minu normaalsus, vaata, see on minu tase. Aga ma playing cool, aga muide, kusjuures mul on päriselt siuke tunne, et meie tunni hind on vist 500 €. Ja tegelikult see on ka üks hästi huvitav asi, et sa pead endale vaata selle maha müüma, sest kui sa enda alateadvusele vaata hakkad ütlema, et see on liiga palju, see tõmbab kohe alla. Ja aga ongi, kui ma ise ei usu või kui mulle endale tundub, et see on liiga kallis. Tegelikult ei tohiks minna excited. Kui nüüd keegi tuleb ja maksab sulle 5000, sa ei peaks mõtlema, yes, okei, lõpuks ometi keegi sai aru, mis ma väärt olen. See peaks olema see suhtumine, et me ise vaata töötame enda väärtuse juba ette sinna ja siis lõpuks tuleb see inimene, kes saab sellest aru, mõtlen, final üks tark inimene, vaata. Lõpuks sai aru, mis mu tund on väärt, mitte see, et kuidas see nüüd juhtus, siis ja aga eriti, kui see on esimene kord, siis nagu nii tuleb see ka ju. Aga ei pea tulema. Kui sa oled oma sisemise töö ära teinud enne, siis seda ei tule. Siis see tundub normaalsus. Usu mind. Ma püüan nagu ajas tagasi kerida. Ma praegu mõtlen nagu vaata päris alguse peale. Noh, et kui me räägime korra nagu nendest, kes võib-olla nagu alles alustavad, on ju. Tegelikult ma arvan, et seal ikkagi, kujutad sa nüüd ette, kui see nagu päris esimene. Aga siis on see, et sa tõmbad kohe ennast. Ja, just. Et sa ei lähe ikkagi nii elavile. Sest et mina mäletan küll mingid esimesi, nüüd nagu aastaid tagasi on ju. See oli siuke, et oodake nagu päriselt või? On ju? No natuke korraks sa mõtled, on ju, aga sa pead ennast kohe nagu maha rahustama, et sa ei saa nagu jääda sinna, et sest see ei ole nagu õige vibe, kus olla, sellepärast, et siis sa nagu... Lõpuks üks tark inimene. Jah, saab aru, on ju. Et selles mõttes me ikkagi teeme selle töö ennem nagu iseendaga ära ja siis lihtsalt see nagu reaalsus on ju tuleb järele. Aga vahest ongi see fun, et okei, mõtlen, aga ma katsun, mis iganes, ma lähen ja proovin, et näiteks ma lähen ja ütlen selle hinna ja vaatan, mis juhtub. Lihtsalt for fun on ju. Ja siis ta ostab, mõtlen, näed, ostiski, järelikult on okei hind. Aga võib-olla siis võiks veel, on ju. Just, ja see on see sama ootuste vaba. Jah, et sul ei ole nagu see, et ja siis lõpuks sa ei võta seda, et
oh my god, on ju, vaid see, et okei, järelikult see on okei, vaata, et noh, vaata, et see on lihtsalt see nagu, mis me endale ütleme, et kas me ütleme enda alateadusele, et see ei ole nagu mina, siis kui me läheme, vaata, kui sa oled harjud saama mingit tulemust, on ju, sa ei lähe sellest ju elevile. No, et on laps, kes saab koolis kogu aeg 5 ja siis ta saab kontrollida 5. Ta ei ole nagu, vau, mida äkki ma sain 5. Ta on see, et no ma sain 5, vaata. Või inimene, kes nagu jookseb, on ju mingit maratoni, näiteks me maratonist rääkisime. Ta on harjunud, et ta saab mingi teatud koha seal, ta jookseb mingi teatud ajaga, ta ei ole nagu see, et mida ma tegin. Et ta ütleb nagu, see on normaalne, see on minulik, on ju. Aga kui nüüd on keegi mingi 3-line läheb ja saab 5, ta on nagu, oh my god, kuidas õpetaja vaatas mingi valesti vist parandas töid ja ta järgmine kord saab 3 jälle, sest ta nagu kohe tõmbab ennast vaata alla, et see ei ole nagu mina. Samas tegelikult see võiks olla nii hea suke, et see on uus mina. Ja see on uus mina, et selle asemel, et öelda, et mis see nüüd oli? Tegelikult ma olen võimeline 5 saama. Vaata, ma ei teadnudki. Vaata, kui palju potentsiaali minus. Noh, ma ei tea, kas ta nüüd sellist sõna kasutab. Aga põhimõtteliselt ta mõtleb, et okei, see on tegelikult normaalselt. See on veel, mis veel võimalik on, on ju. Mis ma veel võiksin, mis ma nagu arvan, et ma ei saa hakkama, mida ma tegelikult, milleks ma võimeline olen. Et seda võib vaata hästi erinevalt nagu võtta. Aga et ma ei läheks sellest nagu ja me läheme naturaalselt, aga me peame kohe võtma, kas see on normaalne, et me peame nagu jällegi see sama no desperation. Jah, et me võtame, aga see on tegelikult, see on okei, vaata, et nii peakski olema ja me lihtsalt kohandame enda normaalsust sellele nagu, mis siis on ju, kohe tuleme nagu järgi kiiresti, siis me suudame nagu püsivalt saada seda tulemust, siis ei ole nagu siuke üks kord nagu suur saavutus, on ju, et siis see muutubki meie normaalsuseks, on ju. Mulle meeldib, kuidas ma ei mäleta. Ma loodan, et see kohe aitab mind selle täpse sõnastusega. See oli vist, äkki oli see Edu Akadeemia Mastermind, kus sa rääkisid sellest ja mul nii meeldis, kus sa ütlesid, et müük ei ole kellelegi millegi pähe määrimine, vaid ma mõtlen, kuidas see oli, ma ei suuda seda nii hästi sõnastada, aga mul nii meeldis see mõte, et see tegelikult, sul on midagi, mis aitab teist inimest ja see lihtsalt nagu, sa tood selle nähtavale selgest alla arusaadavas keeles. Palun sõnasta see nii, nagu sina seda sõnastasid, sest et see hästi kõnetas mind, see mõte on ju. No nagu sa seda aru, siis ma ei mäleta sõnastust, on ju, aga ma mäletan seda sisu. Et kas sa saaksid selle palun siin ka kuidagi nagu... Ja ma ei mäleta ka, mis lause ma täpselt ütlesin, aga... Aga sa tead sisu? Ja, aga see idee on hea selles, et müük on tegelikult see, et meil on midagi, mis kellelegi teisele pakub väärtust, on ju, aga... Jällegi, kui me ise hoiame ennast tagasi ja me ei lähe isegi rääkima sellest, siis me võtame nagu võimaluse osta inimeselt, on ju, ja see on isekas. Sest inimesel peaks olema võimalus nagu valida, on ju, kas ta tahab või ei taha. Ja mina alati võtangi müüki, et ma lihtsalt räägin, mis mul on, mis ma teen ja kui see nagu matchib, siis ta ostab ja ma alati häälestan ennast ka, kui ma lähen näiteks kliendiga kohtu, potentsiaalse kliendiga, et kui see on nagu meie mõlema nagu kõrgemaks hüvanguks nii-öelda, et me töötame koos, siis ta ütleb jah. Ja kui see ei ole, siis nagu see ei ole ja see on okei, siis ta järelikult ei ole minu jaoks õige inimene. Aga kui ma lähen sinna ja ma ei tea, millest ma räägin, ma mingi puterdan oma asja, on ju, ma ei usu iseendasse, ma ei usu oma tootesse. Ja siis kui hind tuleb jutuks? Siis käed värisevad, siis ta ei saa, ta ei saagi öelda jah, sest kogu selle oma nagu ettevalmistamatusega on ju või sellega, et ma lihtsalt ei usu isegi, ma võtan nagu selle võimaluse osta. On ju, et inimene, ta ei ütle nagu hakka haletsusest mingit jah ütlema, on ju. Ehk siis nagu meie peame ennast nagu viima sellesse state'i, isegi kui see ei ole loomulik, me töötame ennast sellesse state'i ja et me õpime müügi selgeks uuesti, sest me oleme seda kõik osanud, müük ei ole nagu, tegelikult meil on kõigis, me teeme seda iga päev, on ju, me lähme kinno, me müüme sõbrannale, kui hea film see oli, me tegelikult teeme seda, aga me õpime, kuidas seda kanda nagu siis üle ärilisse ja see on nagu meie kohustus justkui õppida müüma, et inimene saaks seda, mida tal päriselt vaja on. Nagu mõtled, Helena, on ju, see human design, kuidas see inimesi aitab, on ju, ja kui palju see selgust loob, on ju, ja kui nüüd sina lihtsalt kuidagi teed kehvasti nii-öelda seda müügitööd, on ju, ei räägi näiteks kellelegi, sulle sa ei pane oma teenust, ei postita midagi, nagu sa ei vii seda kellegi, siis see on isekas.
sest sa lihtsalt istud ise kodus ja elad oma ägedat elu selle human designiga, on ju, ja teed seda, mida sa pead tegema, aga sa nagu oled kade, sest sa ei taha seda jagada, on ju. No ma hakkasingi tegelikult seda jagama ju. Noh, täpselt. natuke nagu sinagi vaata ju blogi, eks ju. Ja. Et see tegelikult algaski ju sellest, et ma hakkasin seda lihtsalt jagama, et seal ei olnud nagu... Ja. Ehk siis nagu me ei saa kellelgi käsi väänata, et ta peab ostma, aga mina tunnen, et me peame tegema seda enda asja piisavalt hästi ja kvaliteetselt, et inimesel oleks valiku võimalus. Sest kui me ise nagu ei ole heal levelil, siis me võtame lihtsalt nagu julmalt. Ja me tegelikult niimoodi tõstame ju standardit üldse maailmas ka või panustame sellesse, et jällegi kui nagu mitte siuksest tõesti egoistlikust või noh, mina on ju, vaid et nagu kui mina kasvan paremaks versiooniks iseendast ja teen midagi nagu ajas kogu aeg üha paremini, siis ma tegelikult ju innustan ka teisi tegema sama. Ja mina ei karda selles mõttes, ei kardaks seda, et keegi saab aru, et ma müün. Sellepärast mina ostan kogu aeg, kui keegi hästi müüb ja ma ostangi sellepärast, et ta hästi müüb. Isegi kui ma saan aru kõigist nendest sammudest, mida ta teeb, aga lihtsalt mulle meeldib, et inimene on viitsinud nagu endale selgeks teha, kuidas ja kui temas on see ehedus. Vaata. Ja mina tahtsin öelda, et mina ostan energiat. Jah, täpselt ja me müüme ja vahetame tegelikult see. Ja mina ostan energiat selles mõttes, et mina ostan ikkagi seda sädet. Et laias laastus, nii kui see säde on, siis mul on täiesti ükskõik, mis sõnu sa kasutad, aga I'm hooked. Absoluutselt. Mu tähelepanu on huugitud ja noh, mina ütlekski, et võib-olla põhiteema on see, et täna on võib-olla kõige keerulisem seda tähelepanu pälvida, aga sisuliselt, kui sa oled juba saanud mu tähelepanu, siis nagu, et noh, kõik on emotsionaalne, on ju? Jaa. Ehk siis ongi see, et me lihtsalt peame meie nagu kõiges, vaata, kõige tähtsam on hoida häälestust ja nagu kui me läheme kliendiga või inimesega, kui me nagu teeme selle laivi või läheme kohtuma, me peame ise olema nagu heas kohas ja vahest muidugi on see, et suva, fake it till you make it, et isegi kui sa ei ole. Jaa, aga vaata, tegelikult see vibe ju, noh, vibe ei valeta, on ju? Vibe ei valeta. Et mina olen nagu rohkem seda meelt, et nagu embody until you're there, on ju? Mitte nagu fake it till you make it, sellepärast, et me näeme hästi palju seda võltsi pinnapealsust, vaata seda tühja pakendit. Ja mulle tundub, et kui vanasti me kuidagi olime vähem tundlikumad selle osas. Ja sellega ma olen nõus. Et täna me tegelikult tajume üha rohkem, et kus on nagu siuke, et pakend on üliilus, aga tead nagu midagi, tead vaata nagu siuke on nagu sellele järgi tehtud koopiakaubaga on ka, on ju. Ta võib näha täpselt samasugune välja. Noh, siuke, ma ei tea, hea näide on ei tea, mingi Hermes kotid on ju, mul ei ole, sul on või? Mul veel ei ole, aga nagu varsti teeme ära. Et noh, mul on tuttavaid, kellel on ju, ja mul on nagu, ma olen kuidagi nagu mööda minnes, noh siis päris huvitav on just, mulle tegelikult hästi meeldib, kuidas nemad on brändinud ennast ja mulle meeldivad nende nagu sellised põhimõtted, et noh, mulle see nagu sügavam filosoofia, mitte lihtsalt see trendi poolesti meeldib. Aga selles mõttes, et seal on hullult suur erinevus ja asi ei ole välimuses. Asi on selles nagu how it feels. Nagu riided. Nagu riided, noh nagu riided on ju, et tegelikult on tohutult suur erinevus, et nagu how it feels. Ja, ehk siis nagu ongi see, et me nii-öelda enne kohtumist, et me teame, mis me peame tegema. Ja how I want it to feel. Ja siis kuidas ma nagu töötan ennast sellesse state'i, mida iganes ma teen, ma ei tea, kõnnin, jooksen, mediteerin, nagu noh, et ma oleks nagu selles heas kohas, kui ma lähen kohtuma, on ju. Ja, embody it until you're there. Olgu, aga meie peame nüüd kahjuks, issand, ma räägiks ka nagu nii palju, ma tegelikult nii palju küsimusi, mis ei küsimata, aga noh, ma saan aru, et kuule, aga kas need, kes ei ole emad, kas nad saavad ka sinuga kuidagi tööd teha? Hea küsimus on ju? Hea küsimus. Ma hetkel on fookus emad on ju. Aga on inimesed, nagu selles mõttes ma olen teinud müügikonsultatsiooni küll nendele, kes ka ei ole emad ja kes ei ole isegi naised. Ma just seda tahangi öelda, et see tegelikult, ma usun, et meid vaadata ja kuulata võib ka mõni mees, kes on siuke, et nagu teemid nagu. Loodus lihtsalt sündisin vales kehas. Et ei pea olema sündinud vahes kehas, aga ma arvan, et me kõik oleme alati sündinud nii, nagu me peame. Ei no jaa, aga saad aru, noh, et Annika on amazing, aga töötab ainult emadega ja ma ei saa kunagi ema olla. Ja seda on küsitud minu käest ka, et kas ma meestele ka teen, on ju, et ikkagi ma turundan ennast niimoodi, et emad ja ettevõtjad on ju, aga selles mõttes müügikonsultatsioone ikkagi olen teinud ka meestele ja mitte emadele
kes on ettevõtjad, kes nagu noh, et selles mõttes ma müüki nii armastan, et see mind nii käivitab ja ma nagu tõesti, kui keegi tahab, et ma vaataks nagu tema müügiasjadele ja müügistrateegiale otsa, siis ma olen ise nagu nii elevil, et ma nagu ei jõua seda kohtumist ära oodata, on ju, et see tõesti, ma seda nii naudin, et on lootust. ja see on nagu nii exciting, et nagu sa naudid seda, noh, mis just ongi tavaliselt ju, noh, me alustasimegi sellest, see on nii äge, et kuidas me jõuame ringiga vaata täpselt õigesse kohta välja. Aga ma panen kindlasti igale poole sinna alla, on ju, noh, sest video on alati üleval pool, et põnevaid linke, kus suga ühendust saada, aga võib-olla hästi paari sõnaga. Sul on ju grupp, eks ju, või siuke kogukond, mis on õigem sõna? Vist kogukond, jah. Jah, ma just mõtlengi. Et räägi võib-olla paari sõnaga kogukonnast ja võimalustest sinu müügiminutid, naine. No pressure, eks ju, aga et räägi natuke korra sellest kogukonnast ja võimalustest sinuga koostööd teha. Ja hind on 5000 eurot tund. On ju. Et meil on kogukond, kus on siis ettevõtjatest emad üldiselt, aga jällegi mu kursustele ka satuvad vahest inimesed, kes ei ole emad, on ju. Ja see on ka väga okei, et on juhtunud, et aga lihtsalt selline koht, kus mind need ettevõtjatest emad just kõnetavad ennast väga-väga palju, lihtsalt sellepärast, et ma suudan nagu hästi samastuda ja mulle tundub, et see ettevõtlus on midagi, mis loob maailmale nii palju väärtust ja samas ka emana, et ikkagi isegi mingi stadid on, et need lapsed, kelle ema nagu töötab, tüdrukud teenivad tulevikus rohkem raha ja mehed on paremad pereisad, mis on ka loogiline, sest nad näevad ju iga päev seda, et nad ei eelda, et naine teeb kõik asjad ära ja tüdrukud lihtsalt nagu väärtustavad ennast on ju rohkem. Ehk siis nagu see, kui ema on ettevõtja ja lihtsalt teeb ja milline eeskuju on ju, et sa lihtsalt lähed läbi ja sul on raskused ja sul on nagu sa leiad viisi ja sa nagu annadki lastele seda edasi ja see on minu arust lihtsalt nii lahe, et ma tõesti neid ettevõtjatest emasid nagu südamest fännan, ükskõik kui vanad lapsed neil on ju, et aga lihtsalt see, et kus nad on nagu tulevad läbi iga päev ja ettevõtlus on niigi nagu selline väljakutseid täis ja lapsevanemlus on ju, on väljakutseid täis. Ehk siis see kogukonna mõte ongi lihtsalt tuua nad kokku ja näidata samamoodi see podcast teel, kus Helena tegi mega episoodi ka, on ju. Paneme selle lingi ka. Et siis see on ka mõeldud selleks, et lihtsalt kuulda ja näha neid teisi lugusid ja saada inspiratsiooni ja samas saada aru, et ma ei ole ainuke, kellel on need väljakutsed, on ju. Üks ühele töötan on ju inimestega ja siis ka uus programm on valmimas. Uus programm on küpsemas, et ja ehk siis hoia Annikal silma peal. Just, et ja see saab olema nii-öelda strateegiline müük, aga mina usun, et põhjused, miks inimesed on ju ostavad, on samad, aga kuidas me müüme on nii, ja müüme loomulikult on täiesti erinev. Ja ongi, et tihti meile õpetatakse nagu ühte viisi, et keegi on nagu öelda välja figurdanud ühe viisi, mis temal töötab, aga see töötab temal on ju. Ehk siis mida ma tahan nagu edasi anda, on lihtsalt see põhimõte, kuidas müüa, et inimene saaks aru nagu sellest psühholoogiast, kuidas see töötab ja siis ta saab seda kanda üle nagu oma nii-öelda sellesse teemasse ja ka kindlasti mingid guideline'idega, et kuidas mingis nagu, kuidas teha ühte või teistmoodi on ju, aga ei ole nagu ühte viisi. Ja ma olen, sisuliselt minu siuke kandev sõnum ongi siuke, et mulle tundub, et me liigume üha enam sinna tailor-made maailma. Ja meil on üha enam aeg, viimane aeg, paras aeg, täpselt õige aeg, hakata endale seda tailor-made lahendust looma. Et see siuke lihtsalt teiste pool toiminud raamide peale surumine, me ei ole samal ajal samas kohas ja tihti hästi huvitav ongi see, et hästi tihti inimesed õpetavad ikkagi, eriti need absoluutsed tipud, õpetavad neid viimaseid 10 sammu, on ju. Jah, aga nad mitte seda, kus nad tulid. Just, mis tähendab seda, et kui mina olen täna mäejalamil, ma tahan esimest korda hakata ronima, siis ma ei tohiks üldse nagu sihiks seada. Enamus ei roni Everesti otsu ühe korraga, nad tavaliselt käivad kuskil, on ju, vahepeal. Ja samas see, mis viis kellegi, nüüd, see viimase tipuni. Jah, et ma scale'isin sealt 10 miljoni pealt sinna biljardini. $1 billion on ju. Et see ei ole see, mis aitab sind nagu nullist miljonini. 100 000-ni.
see ei ole sama asi. Isegi võib-olla 10 000. Jah, see ei ole see teekond, need ei ole need sammud, on ju. Et see, kui nüüd keegi alustab, ma ei tea, mingisuguse 1 miljoni jälgijaga sotsiaalmeedias ja teeb seda või toda või kasutab sellist strateegiat, no see on natuke ka vaata see tasuta värk, on ju. Et kui sul on nagu miljonid jälgijad ja sul on nagu rahvusvaheline turg, on ju, kus sul ongi nagu võib-olla, ma ei tea, 4 miljonit potentsiaalset klienti versus Eesti, noh, võib-olla maksimaalselt 10 000 inimest, on ju, parimal juhul. No siis need on täiesti erinevad asjad, mida sa teed ju. Ja nüüd... Ja, aga lõpuks on need põhimõtted on ju, no täpselt see inimese see psühholoogia. See nagu on sama, põhjus, miks me ostame on sama, aga lihtsalt see, et kuidas leida vaata see oma, iseenda oma viis, et siis ma näen, et ma nagu seda gruppi asja ka nii armastan, et lihtsalt see energia, mis tekib ja just nende inimeste enda vahel ja alati, kui me oleme mingit grupi asju teinud, sealt tuleb nii palju koostöid, sealt tuleb nagu see loob juba ise, see grupp loob nagu nii palju, et siis selline programm on loomisel. Ühesõnaga, me paneme Annika kontaktid siia alla ja hoia silma peal, eriti kui sa tema ja kui sa oled ettevõtja sõltumata sellest, kas sa alustad või oled sa selles kohas, kus midagi on vaja muuta või isegi siis, kui sulle tundub, et tegelikult on täitsa hästi, sest see on ka selline ohtlik koht, on ju? Hästi ohtlik. Sest see on, ma tahakski öelda, et minu kogemus ütleb ka, et see on kõige ohtlikum koht, sellepärast kui sa seal muutud laisaks ja mugavaks, siis nagu ainus tee läheb alla ja tihtipeale hästi kiiresti ja järsult, on ju. Et tegelikult ka me peame otsad kokku tõmbama, aga ma nii tahaks sinuga nagu veel rääkida, nii et mine seda äkki me teiega jätkame mingi kord, sest et ma tegelikult, mul on nii palju küsida sinu üldse selle kogemuse ja emana ja noh, kõige selle kohta ja anna täiega märku, kui sa tahad, et Annika tuleks veel korra külla ja räägiks sellest mängust nimega müük natuke lähemalt. Täiega aitäh sulle, ma nii imetlen seda, mida sa teed. No samad sõnad, et Elena, noh, ja kui jälle ma ma olen nagu lihtsalt kogu aeg on nagu see... Täpselt, et nii tore, et sa kutsusid ja ülitore. Täiega aitäh sulle ka ja anna märku endast. Tšau. Tšau.